Tere tulemast coachingu klubisse. Mina olen Kärt Kinnas, olen Pare tegevjuht, paljudega teist siin juba ammu tuttav. Rõõm teid siin näha ja kellega veel ei ole tuttav, siis küllap me peagi saame tuttavaks. Ja täna me tahame siis läbi paremate praktikate ja kogemuslugude tutvustada, kuidas erinevad ettevõtted on coachingu meetodi oma juhtimiskultuuri kaasanud. Ja kui ma mõtlen coachingu peale, siis minu meelest üks oluline tegur coachingu juurutamisel, edu saavutamisel on see, et peab olema tugev juhtide toetus ja arusaam, et see tõepoolest aitab töötajate töösooritust parandada ja toob ettevõtte edu kaasa. Ja minu kogemus coachinguga on ikkagi, et ülimalt oluline on õigete küsimuste küsimine ja kuulamine. Ja isegi kui sa oled väga suurte kogemustega juht, võib see olla minu meelest veel keerulisem, sest et sa alati nagu tunned, et sa tead vastuseid, sa juba tahaks öelda, et lahendus on see, eks ju. Aga ma arvan, et see ongi kõige keerulisem coachingu juures, et kuidas suunata juhte nii, et sellest koostöös, nendest vestlustest sünniks uus energia, kasvaks loovus ja et see inspireeriks õppimisele ja arengule. Ja nii aitab see minu meelest kaasa ka organisatsioonide edule. Ja täna me siis kuuleme Helmese, Linda Mare ja Rimi kogemusi, kuidas need ettevõtted on edukalt coachiva juhtimise oma organisatsiooni DNA-sse sisse kirjutanud ja ma väga loodan, et lisaks sellele, et me kuuleme, mis on neile edu toonud, et mis on olnud ka õppimiskohad, et mis on olnud sellised keerukused, millega edasi töötada. Ja ma tahan öelda suure tänu meie võrgustiku töörühmast parekatele Eve Tobiasele, Mari Topalevile, Hels Mikkalile, Tiina-Katrina Kaberile, kes on selle klubi ette valmistanud, kokku pannud. Ma juba kilkasin meie tiimis, et issand, kui äge, et nii tored, et just see, mida ma personalijuhina tegelikult tahaks, ma tahaks kuulda teiste ettevõtete kogemuslugusid ja täna on väga hästi siin esindatud. Ja aitäh ka Kadrile, kes küll on teisel koosolekul, et ta kontori poole pealt siis toetas selle klubi kokkupanekut. Ja mina usun kindlalt, et sellistes ühistes toimetamistes sünnibki ägedaid asju. Ja usun, et tänane klubi kindlasti inspireerib osalejaid mõtlema sellele, kuidas oma organisatsioonis või ka oma isiklikus arengus tegelikult coachingu meetodiga edasi minna, üleüldse sellega algust teha või kas see üldse sobib. See on ka minu meelest küsimus, mida tasub enne küsida, kui sellega teele minna. Ja ma annan siis sõna Tiina-Katrinale, kes on tänane moderaator. Ja soovin teile väga põnevat kuulamist. Aitäh, Kärt. Ja mina soovin, et lisaks kuulamisele saaksite te ka kaasa mõelda ja natukene võib-olla isegi oma mõtteid jagada, õige pisut, kui olete selleks valmis. Ja selle jaoks ma palungi, et kui leiate siit Zoomi alt servast või ülevalt, kui teil juhtumisi on sellised settingud, ühe chati nupu, siis olge head, jagage meiega ühte mõtet, soovi, mida te siit täna saada tahaksite. Me oleme siin koos veel peaaegu et järgmised 2 tundi. Kui õnnestub, eks ole, kes peab varem lahkuma, see lahkub varem. Aga kuskil 2 tunniks me oleme kogu selle teema, eks ole, tänaseks niimoodi lauale toonud. Et pane chati kirja see üks soov, üks ootus, mis sul tänasel on, mida sa siit tahad. Et Kärt juba natuke jagas enda poolt, eks ole, et tahakski kuulda teiste personaliinimeste kogemusi, lugusid, õpikohti, arenguteekonda. Et mis on sinu jaoks praegu see, mida sa kõige rohkem soovid ja saada tahad? Et pane chati kirja.
ja võid jätta nii, et on seal see everyone ja kui tunned, et kõigile ei taha kirjutada, siis võid otse mulle ka kirjutada, et miks ma küsin, ongi siis tegelikult see, et see aitab meil ka natuke seda suunda seada, et kuhu ja kuidas tänast päeva siis veel juhtida. Mina olen Tiina-Katrina, igapäevaselt tegelen meeskondade arendamisega ettevõtte Sensu Training OÜ ja täna siis olen siin tõesti koos Eve ja Mari ja Helsi ja tegelikult ka tõesti koos Kadri ja Kärdiga, kes on meid kõvasti panustanud ja Taneliga ka pare poolt või siis kontori poole pealt ja üheskoos oleme me siis selle päeva niimoodi ära plaaninud, et saate tõesti kuulata neid erinevaid kogemuslugusid. Teil on võimalus küsida seda siis jooksvalt chati teel, et me osalejad või siis esinejatega leppisime selle kokku, et nad niimoodi otse oma vestluse käigus ei pea siis live küsimusi vastu võtma, et kirjutage, olge head chati ja iga ettekande lõpus on meil siis ka väike selline 5 minutit küsimuste-vastuste voor. Nii et saate seal siis juba oma häälega, kui panete mikri sisse küsida või kui olete chati kirja pannud, siis me seda saame ise ka osalejate või esinejatelt siis küsida. Nii et olge julged, võtke sõna, jagage oma lugusid siia kõrvale, kui kuulete midagi, millega võib-olla teie kogemus seostub. Nii, ja aitäh kõigile, kes on juba chati kirja pannud, ehk siis ülesande püstitus oli see, et mida sa täna siit ootad, leia chat, pane kirja ja tahakski siis kuulda näiteks Helene siin teiste inimeste koolitus- ja juhtimismeetodeid, kogemuslugusid, millest õppida, kirjutab Annika näiteks ja võib-olla saab selle nipi kätte, kuidas siis alustada ja coach imisega pihta hakata. Liis on kirja pannud, et tahaks kogemuslugusid, et tekiks uued ideed ja seosed oma peas, mis on väga-väga kaval just, et me võime kuulda igasuguseid asju, aga kõige tähtsam on just see, eks ole, mis seose see meie enda peas tekitab. Edu ja ka õpikohti, just, et ka see, mida Kärt välja ütles, eks ju, et tegelikult oleks tore kuulda ka neid väljakutseid, et mitte ainult seda, et saime hakkama, olime tublid, mida kindlasti, eks ole, kõik need kogemuste jagajad ka täna on, aga et tõesti siis näha ka, et kuidas me sinna välja jõudsime. Ka soovitused, näited elust enesest, lisavõtteid coach imiseks ja kogemusi, mis annaks julgust alustamiseks ja see on hästi tore tegelikult tõesti, et võib-olla siis võttagi seda suunda ka, et mis on see, mis aitaks meil käima saada ja coaching ut siis rohkem enda ettevõttes ka käima panna. Ja tõesti siis veel need läbikukkumised ja kuidas nendest õppida ja võib-olla siis ka see, et kuidas Eestis saada sertifitseeritud coach'iks, nii et kui kellelgi on selle kohta nippe, siis esinejatest saavad siis ka jagada. Aga tore, jätame chati siia niimoodi avatuna, et kui on küsimusi, kommentaare, siis julgelt kasutage ja pange kirja. Esinejate kõne ajal siis samamoodi küsimused saate chati kirja panna või siis peale esinemist juba otse küsida. Aga enne kui me jõuame nende presentatsioonideni, mida te kindlasti juba ka väga ootate, on meil üks oluline samm vaja ära teha. Ehk siis me peaksime korraks mõtestama lahti selle, mis asi see coaching üldse on, millest me siin täna tegelikult räägime. Ja selle jaoks on mul hästi hea meel anda sõna Mari Topolevile, kes siis võtabki ka siis meie selle töögrupi poolt selle teema tõesti niimoodi kokku, et me saaksime aru, kuhu me nüüd siin minema hakkame, mis on need, mille kohta need näited üldse käivad, mida siis ettevõtjate esindajad või ettevõtete esindajad ka hakkavad jagama. Nii et Mari, ole hea, sõna sulle. Aitäh, Tiina-Katrina. Tere hommikust kõigile minu poolt. Minu nimi on Mari. Mina olen coach ja superviisor ja täna on mul siin hommikul aega 20 minutit, et rääkida sellest, mis asi on coaching. Ja võib-olla selline kõige lihtsam definitsioon coachingule on see, et coaching on siis tööinimesega ehk coachiga, kus usutakse, et sellel inimesel iseendal on vastused enda küsimustele. Et ma olen ise olnud olukorras, kus ma võib-olla räägin oma sõpradele või räägin kellelegi teisele, võib-olla mõnele kolleegile olukorrast, kus ma tahaksin muutust ja siis, aga seda muutust ei tule. Kuigi mu sõbrad ütlevad mulle, et tee nii
või kolleegid soovitavad ja ikkagi muutust ei tule. Et seetõttu ma ise coach'ina väga armastan coaching ut just sellepärast, et need vastused tulevadki inimese enda seest, sest ma olen märganud, et vähemalt minul endal toimuvad muutused siis, kui mina olen selle otsuse teinud, mitte siis, kui keegi teine ütleb mulle, et tee nii. Eks see ka vahel aitab, aga kõige paremini aitab ikkagi see, kui ma ise olen see inimene, kes selle otsuse vastu võtab ja mingi muutuse enda elus või mingi plaani paika paneb. Ja coaching on selline töö, mida siis sellega käib kaasas ka väga palju erinevaid teisi mõisteid ja nendest ma räägin enda esitluse lõpupoole. Et praegu siis keskendumegi coachingule ja kuidas mina usun tavaliselt, et kõige lihtsam on asju mõista või aru saada, millega tegu on see, kui on võimalus seda kogeda või näha, pigem kui see, et sellest lihtsalt rääkida. Ja seetõttu ma kutsungi üles siit kedagi osalema ühel kiircoachingu sessioonil, mille ma läbi viin. Coachingus on kindlasti hästi oluline see üks väga oluline ja võib-olla kõige olulisem punkt on tegelikult konfidentsiaalsus, mis tähendab seda, et kõik, mida coach ja inimene, kellega töötab ehk coachi omavahel räägivad, et see jääb nende vahele. Kellelegi seda ette ei kanta, sellest ei räägita, ei koostata mingit raportit. Tihti coach ei tee isegi märkmeid, sest tal ei ole vaja seda infot salvestada. Praegu on nii, et meid on siin 71 ja konfidentsiaalsus ilmselgelt sellises vormis tagatud ei ole. Küll aga on coachingus olemas moodus viia läbi pime coachingu sessioon, kus siis coachi, kellel on mingi eesmärk või soov, mida ta tahab saavutada, tegelikult isegi ei jaga, mis see on. Sest et see pole oluline. Oluline on ainult sellel inimesel endal aru saada, millest ta räägib ja teised ei peagi seda mõistma. Et ka seda võib olla praegu natuke raske aru saada, aga ma usun, et kui me oleme selle protsessi läbi teinud, siis see on täitsa selge, et kuidas võib toimuda ka pime coaching. Ja ma küsingi, et kes meil on siin selline, kes võib-olla tahaks mõnda enda eesmärki läbi töötada, tõesti kiircoachingu vormis, sest tegelikult praegu selleks on meil aega ainult mõned minutid. Aga kellel on mingi selline eesmärk või soov, mida ta tahaks saavutada, mille peale ta võib-olla viimasel ajal on mõelnud, et võt nii oleks lahe, kui ma võt selle asjaga hakkama saaks. Või et võt sellest ma lähen õhtul voodisse ja unistan, et ma teeksin seda. Et see võib olla ka väga väike asi, see võib olla suur asi. Ja oluline, nagu ma ütlesin, ongi see, et sellest ei pea rääkima. Võib rääkida nii vähe, kui soovi on. Ja loomulikult vahel on eesmärgid ka sellised, et osadele meist on oluline mingitel hetkedel, ma tean, et ka mulle endale on oluline enda eesmärgid välja öelda. Sest siis ma tean, et ma olen seda öelnud ja mul ei ole enam taganemise teed. Et see võib olla ka täiesti vastupidine, see ei pea üldse olema praegu pime coachingu sessioon, vaid see võib olla täiesti avalik coachingu sessioon, kus nüüdseks juba 73 inimest saavad sellest teada ja ootavad tulemusi. Et kuidas võib siin anda julgelt märku, kellel tekkis nagu mingi mõte, et ma tahaks proovida, tahaks vaadata, mis saab. Seda ma ootasin, et ei ole kohe esmapilgul kätemeri. Et eks see on ka meie kultuurile omane, et me oleme võib-olla veidi tagasihoidlikud alguses. Ja eriti, kui ongi kuulajaskond, et sellest ma lihtsalt teen oma järelduse praegu, et sellist inimest, kes tahaks seda siis nagu oma eesmärki kõigile jagada ja siis seeläbi pühenduda, ma saan aru, et sellist avalikku eesmärki võib-olla pole. Et räägime siis äkki sellest pime coachingu sessioonist, et keegi, kellel on mingi eesmärk, võib olla ka nii, et te võitegi öelda, kuidas see välja näeb, ongi siis nii, et ma küsin küsimusi ja te võitegi ainult vastata, et jah, mul on enda jaoks vastus olemas ja te ei pea rohkem mitte midagi kommenteerima. Et täpselt niimoodi võib seda teha. Ma pean vist ütlema, et te nüüd peate sõna võtma, sest et vastasin, mina tahaks juba ammu, et nii pole, kohe tahaks proovida,
aga kuna mul on täna teine roll, siis ma nüüd hoian ennast kangesti tagasi, nii et jumala eest, võtke nüüd mult see pinge maha, et ma saaks rahulikult siin tooli peal edasi istuda. Tiina-Katrin, me ei pea sult seda pinget maha võtma, et anname võimaluse ja vaatame, mis saab, et kui sina oledki see julge, kes seal tooli peal mõtleb, et vot, tahaks proovida, siis me võimegi sinuga koos edasi minna. Aga võib-olla me ikka üks aga anname võimaluse tõesti, et keegi veel, kes äkki tundis seda tunnet, et... No ma võin olla, et ma hakkasin isegi mõtlema, et võib-olla ka see avalik coachimine, et hea teema oleks, kuidas saada paremaks coachiks, kui me siin koos oleme. Ma kusjuures ei näe, kes räägib, mul ei tulnud see siia ekraanile. Joole. Ekraani pilti võib-olla natuke muudad ühele poole või teisele poole. Aha, okei. Et ma saan aru, et sina oled coach. No mitte veel päris, et ma arvan, et olen esimesi samme astunud selles valdkonnas, aga võiks nagu ikka paremaks saada. Okei. Väga hea, super. Ja Tiina-Katrina, me võime siis kunagi teinekord omavahel veel teha. Nii, ja teeme siis nii, et ma näitan sulle ühte pilti, kus ma olen teinud foto väikestest figuuridest ja leia sealt enda jaoks siis see figuur, mis iseloomustab sinu eesmärki. Ja seda siis skaalal 1–10 sümboliseerides 10. Ehk seda olukorda, nagu sa ütlesid, et tahaks saada paremaks coachiks, tahaks saada heaks coachiks, et see, mis sa ise saad sellega nüüd küll sõnastada, aga see, mis sinu jaoks on see parim tulemus. Et ma näitan sulle seda pilti. Nii, näed sa? Jaa, ilusad asjad. Ja ma peaksid midagi valima, jah? Jah, et vali see, mis iseloomustab sinu eesmärgi siis, kui see on sul täielikult saavutatud. Jah, leidsin. Kas ma ütlen, mis või? Jah, kuna ma saan aru, et sa ütlesid, et see on selline asi, mida sa tahadki nagu jagada meiega. Ma arvan, et siin keskel on see poni, see siuke rohelise lakaga poni, et see kuidagi tundub unistus. Ja mis see sinu jaoks tähendab? See tähendab seda, et ma oleksingi inimeste jaoks nagu see, kelle poole pöörduda, kes oskab aidata neil jõuda selleni, mida nad tahavad saada. Ehk et olengi see poni, kelle poole nad tahavad pöörduda, ehk et see inimene, kelle poole nad arvavad, et on abi saada. Väga hea. Ja nüüd sa võid valida ühe pildi, mis iseloomustab seda olukorda, kus kohas sa hetkel oled. Ehk siis 1–10 skaalal, mis on see vahemik, kuhu sa ennast praegu selle eesmärgi suhtes paigutad? Nii, praegu võiks ma olla äkki see koer siin keskel valge. Ehk et ma arvangi, et esimesed sammud on astutud, olen siin uurinud erinevaid coachingu meetodeid, olen proovinud neist aru saada, natuke ka praktiseerida, aga veel see pea on niimoodi püsti, et nagu ei tunne ennast veel kindlalt selles mõttes püsti, et huudisimulikult püsti, et tahaks nagu veel teada saada. Et sa oled juba palju vaeva näinud selle asja suunas ja oled uurinud asju, vaadanud, teinud eeltööd. Mis sa veel selleks teinud oled? Olen teinud ka ühe materjale lugenud, mis on mulle kätte saanud. Olen osalenud esmaste coachingu praktiseerimistel. Ma arvan, nad pigem on küll juhendamised praegu kui coachimised siiski, sest need teemad, mis mulle lauale toodi, et olen 2 juhendajat endale võtnud. Coachitavad küll, ütleme reeglite järgi, aga ma nimetaks neid siiski võib-olla juhendatavateks praegu, et tahaks veel coachimiseni jõuda. Ja olen ka läbi teinud Udemy's ühe koolituse, et Coaching First Principles. Väga hea. Et sa oled teinud juba päris palju. Mis numbri peale sa ennast asetasid 1–10? No, see 5 on kuidagi võib-olla keskmine, 6 äkki 6, et sealt on veel minna. Ja samas 6 on juba päris palju tehtud ka, et väga hea. Ja nüüd vali siis veel üks pilt, mis iseloomustab, või see figuur siis, et mis iseloomustab seda ühte sammu, mis aitab sul siis jõuda 6 pealt 7 peale.
et mis on see, mis seda iseloomustab? Jaa, see on juba raskem. Et no võib-olla siis see mehike seal, kes rohelisel alusel on, et käsi püsti. Ehk et ma arvan, et natukene peaks nagu seda jõudma selleni, et mida see mulle iseloomustaks, et noh, okei, julgust saama, praktiseerima, kasutama kas või kolleegide veel, kas või oma laste peal. Ehk et seesama pool, et rohkem seda nagu praktiseerida. Et siis see aitakski mul järgmisele sammule. Mis ongi, kõlab juba nagu see, mida sa teed, et tegelikult sa olid väga julge praegu. Kõikidest nendest 74 inimesest ütlesid sa, et sa tahad rääkida ja sa tahad teha seda veel avalikult. Nii et see on juba väga-väga suur asi. Hea mõte ka lastega jagada või laste peal katsetada. Et mis veel, mis sul veel selle mehikesega seostub võib-olla? Mis aitaks veel ühe samma jõuda edasi? Aha, mis veel? Jah, nagu see, ühtepidi ka, miks ma siin seminaril olen, ma arvan, et see oligi see, mis ma arvasin, et aitab mind veel edasi, et saadagi veel mõtteid, kogemusi, teadmisi, teiste kogemusi. Et ma arvan, et see on ka üks ja veel mõtlesin edasi ka Udemy kaudu, kuna tööandja kaudu on sealt võimalik neid võtta, et sealt võib-olla veel võtta mõned sessioonid, et saadagi võib-olla veel võimalusi, et missugused coachingu meetodid oleks need, mis just mulle sobivad, eks see ongi samamoodi tähtis, et mulle ja võib-olla tulevikus ka sellele coachile, eks ju, veel rohkem. Väga hea. Aitäh sulle. Ma panen pildid kinni ja tõesti, nagu see praegu oli tõeline kiirsessioon, et kui me siis reaalsuses oleksime kohtunud, siis oleks neid küsimusi olnud veel ja see oleks olnud palju pikem ja põhjalikum, et lihtsalt sellise näitena see tuua. Ja siia lõppu, nüüd kui meil on need pildid on eest ära võetud, jaga veel ka seda, et mis sa ise arvad, nüüd veel korra skaalal 1–10, et kui väga sa tahad seda eesmärki saavutada 1–10? No, võib-olla 10 isegi praegu ei olegi. Et ma arvan, et see ongi võib-olla selle 8 juures, et ma tahakski teada, et kas see üldse sobib mulle, kas mul on seda nii-öelda ilus eesti keele internal drive'i ehk et seda teha. Ma arvan, et see on praegu võib-olla ei ole 10, aga 8, jah. Ja see on ka väga hea, sest et tegelikult ega see ei peagi olema 10. Iga inimene defineerib tegelikult selle maksimumtulemuse ise enda jaoks ise. Ja 8 on väga hea. Ja mis sa usud ise, et sa selle eesmärgi saavutad? Ei, ma arvan, et ma usun tegelikult ikkagi, et ma saavutan selle 8 kohe kindlasti, ja siis ongi sealt sammud edasi, et võib-olla mine tea, eks ju, et rohkem praktiseerimist hakata selles valdkonnas hoopiseks. Super. Ma arvan, et see väärib praegu meie aplausi, et Joole võttis sõna ja lõi kaasa. Ja nüüd veel, kui me nüüd sellest protsessist välja tuleme, et see oli selline sinu kiirtöö, et kui sa nüüd võtad nii-öelda nagu reflektsiooni vormis praegu, et mis tunne sul seda harjutust teha oli? Paneb mõtlema. Ja tegelikult see ongi täpselt seesama oma sihti leidma, eks ju, et ma arvangi see, et mis see ikkagi sinu jaoks tähendab, eks ju, seesama küsimus, et mida sina tahad saavutada, et mitte see, et mida Mari mul ütleb, et saavutada, eks ju. Ma arvangi, see, mida rohkem seda siis küsitled, et ja mida veel, ma arvan, et see viibki sellele jah, et mida see ikkagi sinu jaoks tähendab, et ma arvan, see meetod on just see, et pani rohkem mõtlema mind. Juba see väikene lühike sessioon jälle. Välja ütlema, mida ma tahaksin teha, õigemini pigem võib-olla ka seda. Ja, välja ütlema, mida sa tahaksid teha. Ja mis tundeid see sinust tekitas? Selge, ma lähen nüüd, panen varsti ennast koolitusele sinna Udemisse kirja. Väga lahe. Et no küllap me siis kohtume, kuna me samal maastikul liigume. Suur tänu sulle veel kord, aitäh! Ja nüüd ka küsimus teistele, et kes seda protsessi kõrvalt jälgisid, et millised mõtted või tunded teil tekkisid seda vaadates?
Võite panna chati kirja, aga panna praegu ka korraks mikrofoni sisse ja kohe häälega välja öelda, et mis seoseid ja mõtteid tekitas. Noh, siin palju tuttavaid inimesi ka, rääkige nüüd. Noh. Ja kõik on omad. Võib täiesti julgelt, et kas või üks inimene, kes seda protsessi kõrvalt jälgis, et mis tema mõtles? Mina võin rääkida, et tere Mari, et tore on siin näha, et endiselt veendunud, et sa oled väga hea coach, et mul on võimalus olla Mariga koos õppida. Aga see on imeline nagu tööriist tegelikult nagu väga kiirelt mingite lahenduste nagu kaevamiseks kellegi teise seest, et tõesti väljaütlemisele on suur jõud, et tasub igal juhul proovida ja nii tore on sind näha. Sind ka väga tore, aitäh. Tõesti lahe, et kas keegi soovib veel lisada? Ja, minule jäi silma just see mängulisus, mille ma võib-olla tooksin välja, et see on nii tore, kuidas tegelikult oma eesmärkidele jõudmiseni või selle arutelu käigus saab ka mängulisust lisada ja sellise mõnusa kiire vestluse käigus enda jaoks tõesti siis päris paljudki selgeks mõelda. Aitäh. Võib-olla selgituseks, et miks ma küsisin praegu seda, et kuidas see protsess meil välja nägi, oligi see, et Joole töötas enda küsimusega ja ma küsisin, kui see protsess oli läbi, ma küsisin tema käest, et mis mõtteid ja tundeid see temast tekitas, et ta saaks selle nagu enda jaoks kokku võtta ja veel lisaks, et kui seal protsessis osaleb teisi inimesi, et ka nemad saaksid, et ideaalis kõik võiksid saada sõna öelda, aga see on meil siin kõik selline nagu esitlus või läbimäng on, et kui see päriselt on, et siis kõik saaksid öelda, et need teemad jääksid ka sinna, kus nendega tegeletakse ja ei tuleks nagu siis kuidagi, ühesõnaga, et need oleksid nagu lõplikult kokku pandud teemad, ütleme võib-olla niimoodi või täielikult läbi töötatud. Muidugi, see võib ka jätkuda hiljem, aga lihtsalt, et see üks küsimus, et see töö saaks lõpetatud. Ja nagu te nägite, ongi meetod, coaching ongi selline meetod, mis ei paku lahendusi. Et ma mäletan ise olukordi, kus ma coachiks õppisin, see oli täpselt see sama, kus Kärt ütles, et kui juhina keegi tuleb sulle rääkima oma probleemi, sa tead, kuidas ta peab seda lahendama, sa vuristad talle kõik ette, et coaching seda ei tee ja ma tean, kuidas ma pidin endasse treenima, et ma üldse isegi ei mõtle, mis on selle inimese parim lahendus. Vaid, et ma tean, et tema ise teab ja minu ülesanne on aidata tal see lahendus leida. Oluline, nagu ma ütlesin, ongi see, et coach ei pea saama alati aru, et kui keegi tuleb ja räägib oma spetsiifilist keelt, kasutab mingeid termineid, tööalaseid mõisteid, siis mul ei ole tingimata oluline täpselt aru saada, et mitu tabelit just selles konkreetses Excelis on või midagi sellist. Need detailid ei ole olulised, et oluline on see sisu. Ja coaching võib olla siis nii ühekordne kui ka mitmekordne protsess, et praegu meil oligi tegelikult Joolega coachingu suhe, kus meil oli ühekordne protsess. Mina olin coach, tema oli coachii, me tegime töö ja see asi sai tehtud. Ja see võib olla ka mitmekordne protsess. Et oluline on lihtsalt selle protsessi juures see, et saaks püstitatud eesmärk mingi ja saaks paika ka tegevusplaan, et mida see inimene teeb, mis on tema eesmärk ja mis saavad olema tema sammud selles suunas. Ja nagu nüüd ma lõpetuseks ütlen veel seda, et nagu ma alguses ütlesin, et coachinguga koos käivad väga paljud erinevad mõisted. Mentorlus, teraapia, koolitus, supervisioon. Need kõik on omal moel erinevad ja nendest me täna ei räägi, sest täna on meil coachingu klubi ja kui me kõik koos seda ette valmistasime, siis me otsustasimegi, et me keskendume coachingule. Ehk siis sellele ühele mõistele, et see saaks selgeks, oleks arusaadav ja siis saab iga üks mingis muus kontekstis endale vajalikku mõistet veel täiendada. Aga coachingu juures siis kõige olulisem ongi meelde jätta, et see on töö inimesega, kus usutakse, et ressursid selles inimeses on olemas temas endas ja mitte kelleski teises, vaid ainult temas endas. Nii et aitäh kuulamast ja Tiina-Katrina, annan sulle sõna tagasi. Aitäh, Mari! Vau, see oli vägev ja olles ise ka suur selline
läbi tegemise ja läbi kogemise õppimise fänn ja entusiast, siis on tõeliselt kihvt näha seda, kuidas isegi mina ju ei saanud seda coaching ut, et me peame Mariga tõesti siis hiljem veel maha istuma, aga nähes seda, kuidas keegi teine kogeb seda nii-öelda tegevust, kogesin mina ikkagi seal ka nii palju ja Kaire näiteks ka hästi toredasti pani chati, eks ole, vastates, et mis tundeid või mõtteid see kogemus, mida ta kõrvalt nägi, temas tekitas, eks ole, et see sisendaski julgust ja andis seda enesekindlust, et me oleme targemad, kui me ise arvame. Aitäh, Kaire, tõesti kihvtilt mõtestatud. Ja siit on nii kihvt nüüd edasi minna juba nende konkreetsete näidete juurde, et nüüd me saime selle nii-öelda isikliku kogemuse kätte ja nüüd me saame hakata selle peale ehitama tegelikult sellist ettevõtete kogemust ja tooma sisse nüüd seda sellist meeskondlikku poolt ka. Ja selle jaoks ma annaksin hea meelega kohe siit sõna edasi Aino Silvia Talile Helmesest, kes siis räägib sellest, kuidas coaching võib olla tööandja väärtuspakkumise nurgakiviks. Nii et ole hea, Silvia, võta üle ja jaga Helmese kogemust. Nii, ma küsin üle, et kas on ilusti näha ekraani? Väga kena. Super. Aitäh teile ja suur tänu selle ägeda sissejuhatuse eest. Tegelikult see coachingu teema on ju nii suur ja lai, et keeruline võib-olla võtta seda sellisesse lühikesse sissejuhatusse kokku, aga ma omalt poolt üritan anda siis mõned sellised kogemuslood või mõtted, kuidas meie oleme Helmeses lähenenud sellele, mis nurkade alt ja annan võib-olla sellise natukene nagu jäämäe veepealse osa ja seal sees on kindlasti väga palju rohkem, et ma hea meelega siis võime hiljem vahetada kontakte ja suhelda edasi, kui muid küsimusi tekib. Võib-olla paari sõnaga sellest, kes mina olen ja mida ma Helmeses teen, siis selline keeruline ametinimetus on Team Lead Competency Manager, ehk siis tegelikult ma olen arendusjuht ja keskendun just juhtide arengu toetamisele Helmes grupis, ehk siis meie 5 riigis ja olen ise suur coaching entusiast, olen kunagi läbinud Fontese mentorprogrammi ja kui ma sain ise nooreks juhiks, ma olin siis 22, kui ma sain oma esimese tiimi ja minu otsene juht oli ettevõtte tegevjuht ja siis, kui ma ütlesin, et okei, et nüüd mul on vaja õppida, kuidas saada paremaks juhiks ja tal ei olnud minu jaoks aega, siis oli nagu selline hea lahendus oli ettevõttest väljapoolt otsida mulle coach ja see tegelikult oli väga silmjavav kogemus, et sealt minu jaoks sai selle maailma huvi alguse. Ja täna ma olen ise erinevaid mentorprogramme läbinud ja hetkel õpin EBS-is executive coaching ut, ehk siis lihvin neid skill'e ja olen tõesti selle valdkonna fanatt. Ja natukene annan tausta sellest, et kes Helmes üldse tööandjana on ja mida me teeme, et see natukene võib-olla avab seda, et kuidas meie jaoks tööandja väärtuspakkumises just on oluline see nii-öelda töötajate arendamine. Helmes on tarkvaraarendus-ettevõte, aga me tegelikult ei räägi sellest, et me lihtsalt kirjutame koodi või arendame süsteeme, vaid tegelikult meie äri on panna kokku selliseid väga ägedaid arendusmeeskondasid. Ehk siis tegelikult me keskendume just sellele, kuidas panna meeskonnad väga hästi tööle. Meil on hetkeks üle grupi üle 1000 töötaja. Ja peakontor on Tallinnas, Eestis on meil umbes 250 inimest, et ülejäänud on teistes riikides. Saime just 30-aastaseks, ehk siis kogemust on juba oma jagu ja sellest 30 aastast, ma ütlen, viimased 15-20 aastat on väga tugevalt keskendutud just sellele, kuidas inimeste arengut toetada, kuidas meeskondasid väga efektiivselt tööle panna ja meile meeldib selline R&D-põhine lähenemine, et me tõesti süvitsi uurime, mis teeb edukatest meeskondadest just sellised meeskonnad ja eks on olnud ka selliseid võib-olla valusamaid õppetunde ja kogemusi. Ja üks selliseid juhtmõtteid, millest me lähtume, on people first. Et see läbiv on meie jaoks, nagu ütleme, kõiges, mida me teeme meie kliendisuhetes, meie inimeste toetamises. Ja eks sellel on ka oma selline laetud tähendus, et vahel seda võib-olla natukene tõlgendatakse valesti, et mis mõttes me siin keskendume tulemustele, et ütlesite ju people first, et tegelikult need asjad ei käi nagu eraldiseisvalt, et meie jaoks
pigem tähendab seda, et kui me loome selle väga hea keskkonna meie talentidele, siis tulemused järgnevad sellele ja need on omavahel loogilises seoses. Ja ma mainisin, et me oleme sellises inimeste ja meeskondade äris, et see, mida me tegelikult ise oma eesmärgiks oleme võtnud, ongi ehitada maailmaklassi tarkvaraarendusmeeskondasid. Ja Helmese töö on korraldatud just sellistes väikestes tiimides ja see on võib-olla ka meie eripära. Et sellised iseseisvad täisfunktsionaalsed meeskonnad, et me ei vaheta tihti inimesi üksuste vahel, vaid toimetamegi pigem sellistes, ütleme 7-8 inimestelistes meeskondades, kus õpitakse üksteist väga hästi tundma ja osatakse kasutada ära ka üksteise tugevusi ja ehitada just selle peale. Ja me usume, et kogu see tarkus, et samamoodi nagu coachingu suhtes, eks ju, et sa usud, et coachil on need ressursid ja teadmised ja tarkus enda sees, siis sama me usume tegelikult ka enda meeskondade puhul, et me anname selle täieliku vabaduse ja vastutuse nendesse üksustesse. Ja kuigi meil on sellised kesksed personalistrateegiad ja arendustegevused, siis väga palju nii sisendid kui ka initsiatiivi, kuidas asju lahendada, kuidas oma inimesi arendada, on ka meeskondades endas olemas ja me täielikult nagu tahamegi, et see initsiatiiv ja teadmine ja kaasatus tuleks sealt. Ja mis on see valdkond, kus me toimetame, on just suurklientidele ärikriitiliste lahenduste arendamine, ehk siis need on väga keerukad süsteemid, see töö on üsna intensiivne ja ütleme selline performance oriented, et üsna selline raske töökultuur, eks ju, ja inimesed peavad tegema tõesti ajudega intensiivset tööd pikalt järjest. Ja siin ongi hästi oluline, kuidas me siis oma inimest selles keskkonnas hoiame, kuidas me neid tipptalente hoiame ja me näeme, et see on miski, ilma milleta me ei saa, et selles valdkonnas tõesti juba nagu hügieenifaktor. Ja võib-olla oluline veel siia juurde rääkida on see, kuidas me oma tiimide sellist efektiivsust mõõdame. Meie jaoks on 3 olulist mõõdikut, mida me järgime. Me kontrollime regulaarselt tiimide rahulolu ja nüüdseks mitte ainult see nii-öelda klassikaline engagement pool, Gallupi 12 engagement küsimust, aga ka well-being, ehk siis mõlemad pooled, eks ju, balansseeritud. Siis klientide rahulolu ja efektiivsus ehk finantsnäitajad ja tulemused. Ja miks see tabureti pilt siin on? Meie jaoks need 3 mõõdikut on võrdsed ja korraga olulised. Kui sa võtad taburetit ühe jala ära, siis ta kukub ümber. Et tegelikult on hästi oluline keskenduda neile kõigile 3 korraga. Ja me oleme näinud, et kui ma ütlesin enne, meie need tarkvaraarendusüksused on sellised autonoomsed ja iseseisvad, siis kui need 3 mõõdikut on paigas ja korras, siis tegelikult ei ole vaja keskselt veel mingit lisatugevat kontrolli, vaid asjad juba lähevad väga hästi. Siis me saame võimendada, toetada, ehitada sinna peale, aga me kindlasti ei pea nagu liigselt reguleerima või kontrollima, sest need põhimõõdikud on paigas. Nii, ja siit edasi minnes jõuamegi tööandja väärtuspakkumiseni. Ma kasutan siin natuke vägivaldselt võib-olla inglisekeelseid termineid, et ei hakanud neid jõuga ümber eesti keelde sõnastama, kuna meie töökeskkond on inglise keeles, aga ütlen võib-olla need põhimõtted ära, mis on keskselt meie sellise väärtuspakkumise osad. Esiteks see, et me tahame võimendada enda iga töötajat. See tähendab seda, et me annamegi selle vabaduse ja mingis mõttes ka vastutuse enda arengu eest töötajale, aga see tuleb koos toega, ehk siis, et sul on see võimalus, sul on see keskkond ja ressursid ja sa ise tunned, et ma olen enda arengu eest vastutav. Samas on selline kolleegidega hea keskkonna loomine, võimalikult heade talentide kaasamine, inspireerivad tegevused, mida me ettevõttes toetame. Ja läbi selle tahame toetada nii meie enda isiklikku kasvu ja arengut, aga ka seda, et meie kliendid äri kasvaksid, et need on samamoodi kooskõlas. Ja siia juurde siis selline toetava kultuuri mõte. Mulle väga meeldib see termin tough love, et mõnes mõttes tuleb nagu survestada või anda niisugust mõnusat survet, et coachingus öeldakse ka, eks ju, et see on natukene nagu kummilint, et sa ei tohi seda nagu liiga lõdvaks lasta, aga liiga palju ka sikutada ei tohi, et tuleb leida niisugust mõnusat tasakaalu ja balanssi, et meil samamoodi, et me toetame oma inimest,
tahame, et ta tunneks ennast väga hästi, aga liiga mugavaks ja pehmeks minna ei tohi, et natukene tuleb challenge ida ka ja Tough Love käib võib-olla kokku ka sellise avatud tagasiside kultuuriga ja psühholoogilise turvatundega, et kui inimesed tunnevad ennast hästi ja turvaliselt, siis nad julgevad olla ka haavatud, julgevad eksperimenteerida ja teha ka vigu ja anda ja vastu võtta ka sellist tagasisidet, mis aitab meid kõik edasi, et see ei tohi liiga sihuke fluffy ja pehme ka olla, vaid just paras tasakaal tuge ja challenge'it. Ja selle põhjal siis, mis on meie lubadus tööandjale ja see on miski, mida me hoiame endal nagu kogu aeg mõttes, aga tegelikult ütleme ka välja töövestlustel ja töökuulutustes ja tõesti järgime oma igapäevatöös. Iga uus inimene saab endale isikliku mentori ja siin on mentor ja coaching jällegi, eks ju, terminoloogia, et siin on mõlemad poolt, nii sellist tööalast väga spetsiifilist mentorlust kui ka coaching ut ja siin pärast räägin natuke lähemalt meie juhtide arengust, et väga olulised on just coachivad juhtimisvõtted, et läbi selle, nagu Marigi näitas, eks ju, küsimise ja väga selliste avatud mõnusate diskussioonide ja inimese arengu toetamine. Me oleme mõtestanud enda jaoks läbi, et Helmes on talendile professionaalse kasvu kiirendi, ehk siis kui sa liitud ettevõttega, et see on keskkond, kus sa saad ise nii personaalselt kui professionaalselt väga hästi kasvada. Ja meil on selleks väga mitu erinevat keskset personali rolli, näiteks minu roll juhtide arengu toetajana, aga meil on eraldi ka õpikogemuse ja sellise learning and development poole inimene. Meil on eraldi inimene, kes tegelebki R&D-ga ja sellise uuringuga, et kuidas meeskonnad efektiivselt tööle panna ja mitu erinevat sellist personalivaldkonda. Aga tõesti, see on miski, kus me oma nagu prioriteetide seadmisel ka lähtume sellest, et kui inimesed töötavad siin, siis nad tunnevad, et ma olen siit nii palju saanud, sest et nad peavad kandma palju, eks jällegi sihuke mõnus tasakaal. Me oleme välja töötanud oma põhimõtteliselt kõikidele võtmerollidele arenguplaanid ja meil on selline sisesüsteem, kus need elavad. Ja miks ma olen siia pannud kirja 10+ aastat, et näiteks, et kui tuleb meile tööle juunior arendaja otse ülikoolist, kellel ei ole mingit töökogemust, siis meil on välja töötatud arenguplaanid nii selliste tasemepõhiste nõudmiste ja oskustega kui ka pehmete soovitustega selleks, et ta kasvaks välja lead arendajaks või arhitektiks, mis võib võtta kuni 10 aastat. Ja see on selline, ütleme, struktuur, mis on keskselt loodud ja mida sa saad ise ka endale kombineerida, aga lisaks just seesama, ma saan valida enda sinna arenguplaani ka põnevaid tegevusi, mis just mind köidavad ja mis mind arendavad, et see ei ole see, et sama arenguplaan kõikidele sama rolli inimestele, vaid just mõnusalt enda jaoks kombineeritav. Ja jällegi siin seesama personaalne lähenemine, et nii juhid enda inimestega kui ka ettevõttes tervikuna me ei taha luua mingit sellist, ütleme, ühte coachingu lähenemist või ühte arengu lähenemist, vaid seda, et me leiame selle, mis igale konkreetsele töötajale hästi sobib, aga samas anname vastutuse ka talle enda arengu eest, et tõenäoliselt kõik, kes on ise kas coach'ina või coach'i rollis olnud, teavad, et kui endal seda motivatsiooni või sisemist drive'i ei ole, siis ega tulemusi ei tule ka. Et see on ka miski, mida coaching'u programmid näitavad, eks ju, et kui endal on sisemine motivatsioon ja tahe enda teemadega tegeleda, et siis tulevad tulemused. Kui töötaja on lihtsalt sihuke passiivne tarbija ilma isiklikku vastutust võtmata, siis see efekt võib-olla ei ole nii suur. Ja siin siis see mõte ka, et olla parim koht, kus professionaalselt kasvada. Ja tõesti igas meie tegevuses, sisemistes strateegiates, üks-ühele töös, aga ka tervikuna juhtide arendamise strateegiates, see on miski, mis on meil kogu aeg kuklas. Et ma arvan, et muud moodi selles valdkonnas ei ole ka võimalik. Ja sellest, et mida me täpsemalt coachingu osas oleme teinud ja teeme ja katsetame, et see on ka selline natukene nagu tarkvaraarenduses agiilne iteratiivne arendusprotsess, et me teeme midagi ära, katsetame ja õpime sellest ja siis täiendame. Et ma arvan, et kõikide selliste protsessidega võiks mõelda, et on okei teha muudatusi väikeste sammudega, hakata kuskilt otsast pihta ja siis õppida selle protsessi käigus. Ja ma arvan, kõige suurem fookus meil ongi just juhtide arendamisel ja ma ei mõtle siin seda, et kõik juhid peavad õppima coach'iks, aga pigem just see, et kuidas kaasata coach'ivaid võtteid enda töösse,
ja noh, ka mentorluse osas, et mis on coach iv mentorlus, eks ju, et läbi selle, et ma just seesama põhimõte, et ma võimendan enda töötajat, et ma saan luua ja hoida seda ruumi, kus tema enda seest tulevad esile õiged vastused ja annan niisugust mõnusat challenge'it, aga samal ajal toetan, et juhid tõesti kannaksid seda ellu. Ma arvan, et üks 15-20 aastat tagasi juhid keskendusid väga tugevalt äritulemuse saavutamisele, eks ju, et ma juhin ära projektid, ma arendan meie kliendi suhteid ja inimesed on natukene nagu ressurss selle saavutamiseks, siis praeguseks on täiesti vastupidi. See mõtteviis on see, et kui ma toetan enda talenti kõige paremini, siis projektid ja kliendi suhted saavad nagunii hoitud. Ja siin ongi, ma arvan, juhtidega selline üks-ühele töö. Mitmed meie juhid on ise osalenud coachingu programmides, saanud coachiva juhtimise väljaõpet. Aga eelkõige me oleme maja sees keskendunud sellele, et toetada oma juhte näiteks üks-ühele vestluste läbiviimisega. Et ma usun, et väga paljud siit on nõus, et üks-ühele vestlused on just selline kriitiline ja väga võimas juhtimistööriist ja see on koht, kus tõesti neid coachivaid võtteid kasutada, eriti nüüd distantstööl, et on küsitud ka, kuidas juhid oma inimesteni nagu saavad või kuidas me teame, kuidas neil päriselt läheb, siis just seesama üks-ühele vestlus, turvalise ruumi loomine ja väga selliste mõjusate avatud küsimuste küsimine üks-ühele vestlustel on see, mis töötab väga hästi. Ja tarkvaras me kasutame ka retrospektiive või retrosid, aga tegelikult ma soovitan neid, ei ole vahet, mis valdkonnas sa tegutsed, aeg-ajalt teha sellised, et kutsuda meeskond kokku ja küsida, kuidas läinud on ja sellest õppida, et kindlasti hea reflektsioon. Meil on maja siis kompetentsijuhid, kes on siis, ütleme, nii tarkvara valdkondade vedajad kui ka juhtimise poole peal, sellised rohkem väljaõppe saanud inimesed, kelle poole saab alati pöörduda ja kes aitavad ka näiteks tehniliste arenguvestlustega või inimeste intervjueerimisel. Meil on mitu coachi maja sees, kellega on võimalik koostööd teha ja me oleme arendanud sellist väliste partnerite võrgustikku, ehk siis meil on head koostööpartnerid, teised coachid, keda me oskame oma inimestele soovitada ja kellega me saame neid kokku viia, kui kellelgi on huvi. Ja üks näide sellest, kuidas me oleme teinud coachingu programmi meie võtmeinimestele siis majast väljapoolt coachidega. Programm kestis siis 8 kuud. Selle jooksul 16 coachid said võimaluse töötada välise coachiga ja selle 8 kuu jooksul tehti 7-10 coachingu sessiooni ja vahepeale siis selliseid ühiseid tegevusi, koolituspäevasid ja seminare. Ja seda programmi meie võtmeinimesed hindasid hästi kõrgelt, et keskmine rahulolu sellega oli väga hea. Peamised sellised positiivsed tulemused selle juures olid kõrgem eneseteadlikkus, selline läbimõtlemine, kes ma olen enda rollis, mida ma teen ja miks ja ka enesereflektsiooni oskus, erinevad suhtlusoskused ja just seesama, et ka meie juhtivarendajad, juhtivanalüütikud oskavad kasutada mentorlust ja coachivaid võtteid enda töös. Ja väga nagu sellise suure positiivse küljena toodi välja seda, et mul oli võimalus peegeldada enda asju kellegi teisega, mõttepartneriga läbi põrgatada ja saada tagasisidet. Samas, kui siin küsiti ka nagu õppetunde või valusamaid kogemusi, siis üks, ma arvan, kõige suuremaid õppimiskohti meil oli see, sama, et inimesel peab endal olema isiklik motivatsioon ja mis ämbri me võib-olla esimese sellise coachingu programmiga tegime, oli see, et me tegime selle võimalikuks ühe ärisuuna sees kõikidele võtmeinimestele, ehk siis juhid, juhtivarendajad, juhtivanalüütikud. Aga seal ei olnud sellist isikliku kandideerimise protsessi, kus ma peaksin läbi mõtlema, miks mulle see programm on oluline või miks ma sinna tahan minna, mis on mu isiklik eesmärk. Ja kui sa lihtsalt tuled lihtsalt, et okei, mul on huvi, aga tegelikult väga tõsiselt ei ole läbi mõelnud enda isiklikku eesmärki, siis võib-olla ei saa ka sellest programmist nii palju. Ja siia juurde veel see mõte, et kuidas siduda coachingu programmi tööalaste eesmärkidega, et see oleks lihtsalt see, et ma nüüd siin tahan inimesena enda jaoks asju tervikuna läbi mõelda, aga tegelikult ka see, et kuidas see nagu minu töö kontekstis relevantne on ja eks inimesed, kes on mentorprogrammides või coachingu programmides osalenud, teavad ka seda, et mõnikord võib juhtuda nii, et inimene läheb töölt ära coachingu koostöö tulemusena, sest et ma olen aru saanud, et see ei ole see, mida ma tegelikult praegu tahan teha või mis mind piisavalt arendaks. Et ka see on miski, mida võib-olla tasub kuklas hoida ja olla selleks valmis. Ja see on tegelikult positiivne, et kui inimene saab aru, et ta areneb kuskil mujal paremini, siis võib-olla on õige.
ja oluline on ka see, et päriselt leida ja aega selleks tegevuseks, et tõesti need sessioonid võtavad palju aega ja nagu coach'id teavad, ega see suur muutus ei juhtu selle 1-tunnise või 1,5-tunnise sessiooni käigus, aga pigem nende sessioonide vahepeal iseendaga tööd tehes ja seda tuleb ka prioritiseerida, et kui lihtsalt kõige kiirem muu vahel teha vahepeal üks kiire kõne, siis see muutus ei sünni, et tegelikult on vaja ise enda aega võtta ja seda protsessi juhtida. Silvia, ma ei taha öelda seda, mis ma ütlema pean, aga kell on saanud 10:20 ja kas ma võin anda sulle siit veel 1 minuti selleks, et vastata ühele küsimusele, mis tuli chatti ja et see ei jääks meil ripakile ja siis liigume kohe järgmise esineja juurde, nii et aitäh sulle. Kui kauaks on uuele inimesele pakutud mentoriabi? Ja see on selles mõttes hästi individuaalne, et tegelikult ütleme selline klassikaline onboardingu programm või sisseelamine, niisugune 3-4 kuud kindlasti, aga tegelikult sa saad endale selle mentori tiimi sees ja ta ei kao kuhugi ära pärast seda, kui sul ütleme selline esimese paarikuine onboarding on läbi saanud. Et see sõltub sellest, palju seda vaja on, aga tegelikult me näeme seda, et see mentorlus ja coaching võiks olla ka nagu vajaduse põhine. Et üks asi on selline sisseelamise tugi mentori poolt, aga teine asi on see, et tulevikus konkreetsetel teemadel uuesti panna nagu mentori või coach'iga kokku inimest ja see tugi ei kao kuhugi ära, et see võimalus on alati maja sees olemas. Vägev, aitäh sulle, tõesti kihvt ja ma saan aru, et sinu slaidid saame jagada osalejatega, eks ole, nii et su kontakt jääb ja oled nõus ka siis hiljem reageerima, kui keegi mõnda täpsemat küsimust veel tahab. Suur aitäh sulle, see oli tõesti põnev ülevaade ja minu jaoks igal juhul väga palju mõtteid juba, ma usun, et ka teiste osalejate jaoks palju põnevad, nii et aitäh sulle ja edu kõiksuguste toredate coachingut puudutavate uute sammudega ja ka vanade jätkamisega, nii et edu ülikoolis näiteks. Aga vahva, üks kogemuslugu on meil juba kuuldud. Loodan, et saite siit palju mõtteid ja nippe, millega siis juba edasi hakata liikuma. Ja siit saame minna kohe edasi siis järgmise kogemusloo juurde, mis tuleb Lindomare OÜ-st. Ja Kaisi Kask on siis see, kes kohe tuleb ja võtab sõna teemal coaching kui töötajat toetav meetod kogu tema eluvaates. Nii et kui me muidu siin oleme natuke toonud sellist ettevõtete vaadet ja organisatsioonide vaadet, kuigi coaching ju, eks ole, juba iseenesest alati on inimesele keskenduv, siis Kaisi saab siit nüüd siis võtta just rääkida, et kuidas coachingut kasutada, vaadates inimest siis tervikuna ja kogu tema elu vältel. Nii et Kaisi, ole hea, pane julgelt mikker sisse ja võta sõna. Tere hommikust kõigile. Tere sulle. Ma vaatasin, kuidas mu tutvustus on, et ma olen Lindomarest. See nimi ei ütle väga midagi. Ma mõtlesin, ma teen hästi lühikese tutvustuse enda kohta veel, et siis inimesed võib-olla osalejad saavad natukene paremini aru, et kust ma siis täpselt tulen. Ole hea. Lindomare on selline ettevõte, kes tegeleb siis LHV aktiivmüügiga. Et ma kujutan ette, et see on juba paljudele hulkanisti rohkem tuttav. Et tõstke käsi, kes on näinud meie toredaid müügimehi ja ka müüginaisi kaubanduskeskustes. Kes on näinud neid rohkem kui ühe korra? Kes arvab, et see töö on tegelikult vaimselt päris raske? Võib ka julgelt käe üles panna. Kes arvab, et see töö tekitab palju stressi? Ja kes arvab, et meil on jooksev kaader, et sellist tööd ei suuda väga pikalt teha, eriti noored. Tõstke käsi. Et ma olen selle ettevõttega seotud olnud viimased 13 aastat. See ettevõte on tegutsenud Eestis 14 aastat ja minul on õnn ja rõõm olnud nendega koos töötada suurem osa enda teadlikust elust. Et esimesed 3 aastat ma müüsin siis ise neid pensionifonde ja viimased 10 aastat ma olen siis juhtinud seda ettevõtet. Meil töötab 30 inimest vanuses 19–31 ja meil ei ole väga jooksev kaader, et meil on ühel tüdrukul sai sügisel 10 aastat täis, meil on paar poissi, kellel on 7 aastat, siis mul on päris palju inimesi, üle 10, kellel on 4-5 aastat. Ma kujutan ette, et teie kui personaliinimesed peaksite teadma, et kui kaua tavaliselt selline 20-ndates inimene ühes ettevõttes püsib, et meil nad püsivad keskmisest mitu korda kauem. Ja siis küsimus on, et miks nad püsivad on ju kauem.
ja ma arvan, et üks võtmekoht on ka coaching, mida ma siis neile ise pakun, et minu ülesanne selles meeskonnas hetkel on, see roll on siis aastate jooksul muutunud, ma olen selle meeskonna juht ja ma olen ka coach selles ettevõttes. Ja ma õppisin coaching ut juurde 3 aastat tagasi ja miks ma siis seda juurde õppisin, oli see, et ma nägin, et ma õpetan justkui inimesi, aga alati ma ei saa soovitud tulemusi, et ma räägin ja minule endale tundub see kõik hästi loogiline, aga mu inimene ei tee seda buy-in'i nii-öelda nii suurt, et ta justkui ei võta seda omaks. Ja mul oli küsimus, et kuidas panna inimesed rohkem vastutust võtma, kuidas ma saan seda teha. Ja nii tuli minu ellu coaching, et öeldakse, et kui õpilane on valmis, siis õpetaja tuleb. ja sattusin väga ägedasse kooli Eestis õppima, intelligentsesse gruppi. Ja see oli täpselt see tööriist, mida mul oli vaja. Nüüd me oleme 3 aastat seda kasutanud ja mõtlen ära, et ma ei saa, kuna ma olen ka juht, siis mina ei saa teha päris puhast coaching ut, et ma olen justkui selline juhtiv coach või coachiv juht, et kumba pidi seda kasutada ja mu ennekõike on roll olla päriselt juht. Ma väga sooviksin olla ka ainult coach, mida ma teen tegelikult väljapool meie ettevõtet. Et mis see vahe on siis juhtival coachil ja coachil on see, et minu roll on natukene konfliktne selles osas, et mul on agenda. Päris coachingus ei ole justkui agendat. Et isegi kui mina arvan, et mul ei ole seda agendat, et ma võin sinna sisse minna hästi sellesse sessiooni, hästi siiralt ja puhtalt, okei, et teeme täna coaching ut, kui mu inimene soovib, siis ma tean, et tema alateadlikult ikkagi teab, et mina olen juht ka. Mulle jääb alati see roll sinna külge, et siis ma olen sellega leppinud ja ma olen selline juhtiv coach. Et ma saan nende inimestega kokku korra kuus vähemalt, uute inimestega rohkem. Mul ei ole lihtsalt rohkem ressursse, kuna meil on 30 inimest, et see võtab päris palju, et üks sessioon tavaliselt võtab tund 30, et ma kuskil niimoodi planeerin seda, et siis seetõttu. Ja enne coaching ut siis ma sain nendega kokku võib-olla 3 kuu tagant korra, poole aasta tagant korra, et tegin sellist klassikalist arenguvestlust. Võib-olla, mis ma ise tunnen, et see on natukene selline aegunud formaat. Aga millesse ma väga usun, on see, et meil ei ole tööelu ja meil ei ole eraelu. Meil on üks suur elu, mis eriti müügitöös on mul vaja, et inimesed oleksid hästi heas kontaktis iseendaga, et neil on hästi hea olla. Sellepärast, et kui me kaubanduskeskuses inimest kõnetame, et ma tean, et me ei ole kõige lemmikumad kõikidele, et kes võtab telefoni ja kes paneb käe ette, kes jookseb mööda, teeb juba enne strateegiat. Et siis meie jaoks on hästi oluline, et inimesed oleks väga heas kohas iseendaga ja neil oleks hea olla. Ja selle pealt meie inimesed saavadki siis inimesi seisma, et nagu sekundi pealt klient otsustab ära, kas ta jääb meiega rääkima või ta ei jää. Ja see on just õhus olev mingisugune energia. Et siis meil on eriti oluline, et iga inimene, tal oleks igapäevaselt kõik vajadused kaetud, et ta oleks piisavalt maganud, söönud, et ta oleks seda hommikurutiinid hästi ära teinud, et kui ta juba tööle läheb, et ta on väga valmis. Ja ma usun, et see ei ole ainult tegelikult meie töös, et see on igal pool niimoodi, et kes ei tahaks olla tööl sellise töökaaslasega, kes tuleb kohal, juba särab, on hästi motiveeritud, ideaalne. Ja ma näen, et meie töös, see on täiesti hädavajalik selleks, et üldse seda tööd teha. Ja mida ma õpetan enamasti ei olegi see või mis teemadel ma coachin, kuna ma ei saa teha päris puhast coaching ut, et ma annan natukene ka informatsiooni, sest selle aja jooksul, mis ma olen siin ettevõttes olnud 13 aastat, et ma näen, et on teatud asjad, et a la uni või füüsiline trenn või hommikurutiinid, mis kindlalt töötavad. Küll ma saan inimestega arutada nende väärtusi ja nende rutiinidega siis nii-öelda ära siduda. Ehk siis ma küsin, et miks see sulle oluline on? Okei, et kujuta ette nüüd, kui sa ikkagi magaksid näiteks 8 tundi päevas, ärkaksid hommikul üles ja sul oleks 2 tundi aega enne tööle minekut, kuidas sa ennast võiksid siis tunda? Et ma seon coachingu küsimused ära sellega, mida ma tahan õpetada. Ja sellest on hästi palju kasu tõesti olnud. Ja kuna inimesed on meie kõige kallim vara, et ühe inimese väljakoolitamine võtab meil aega see, kui ta meile tuleb ja sellest, et ta saaks hästi hea müügimees on miinimumprogramm pool aastat, aga enamasti aasta. Ja mul on väga oluline, et meil inimesed oleksid pigem kaua. Ja nagu ma juttu alustades ütlesin, et siis nad ongi pigem meiega kaua. Ja ma näen, et coaching on ka üks viise, mis neile annab seda lisaväärtust, kuna noored on sellised nad on hästi uudishimulikud, ma näen, ja nad tahavad hästi palju õppida, et see, kui ma annan neile lisaväärtust, et müügi sa õpid üks hetk nagu väga hästi ära, aga just see areng hoiab neid meie juures ka, et ma pakun neile seda võimalust, et
tegeleda enda projektidega, kaevata sügavamale, mis on nende väärtused, kuhu nad tahavad jõuda, siduda need ära praeguse tööga, toetada neid ka muude projektide kõrvalt, seda kauem on nad meie juures ja seda entusiastlikumalt teevad ka meie tööd. Ja muidugi isegi, kui nad tahavad meie juurest ära minna, see on ka väga okei, et kuulates Helmese lugu, et kui vahest tuleb ka coach ida väljapoole ja see on ka okei, sellepärast et väga kallis on ka töötaja, kes ei taha enam meie juures olla, et siis ta hakkab lõhkuma meie firma kultuuri, et ta juba on siuke natukene võib-olla mandunud, ta tahaks teha midagi muud, on ju, ta ei sära enam hommikul tööle tulles ja mul on pigem kasulikum, kui kõik on tegelikult õnnelikud, kui ta saab kuskile mujale minna. Lisaks sellega, kui ma saan nendega iga kuu kokku, hoian ma ka ära hästi palju sellist klatši ja ma tean, mis ta elus päriselt toimub, et ma saan temaga päriselt sideme luua. Sest muidu meil ettevõttes ikka olid mingisugused kuulujutud, mis minuni jõudsid vahest mingi poole aasta tagant, et ma kuulasin ja mingi vau, meil on sellised asjad toimumas. Ma ei teadnudki, väga tore, et mina ka tean, kuidas meil ettevõttes asju juhitakse. Et selline pidev tagasiside, mida ma neilt saan ja samas ma saan ka neile tagasisidet anda. Et see on selline hästi oluline vahetus, mida me saame teha. Ja ma näen, et sellega ma hoian ka inimesi hästi fookuses ja nad on palju õnnelikumad ja rahulolevamad. Et kui ma alustasin, et see, mis teemadel ma coachin, siis umbes 20% on ainult müük võib-olla, 20-30% ja 70% on siis kõik muu elu. Ja minu fookus on see, et inimene oleks hästi rahul ja et ta oleks tasakaalus, et ta oleks õnnelik. Et ühe Harvardi ülikooli uurimuse põhjal on siis see, et õnnelikud inimesed müüvad 37% paremini, on produktiivsemad 31% ja nad on täpsemad 19%. Et siis, kui mul on inimene õnnelik ja rõõmus ja rahul, siis ma saan juba nii palju tagasi seda tööalaselt seda tulemust nii-öelda, mida meil on ettevõttena justkui vaja. Ma tõesti näen, et see toimib nii. Ja eriti näiteks müügiinimestega koos töötades, võib-olla osad on teist tuttavad raamatumüüjatega ja müügiinimesed üldse natukene sellised võib-olla näljasemad või me nimetame neid sellisteks driver tüüpideks või sellised hästi edasipüüdlikud. Ja ma ise kipun ka selline olema, kes teeb rohkem võib-olla kui jõuab. Ja mul on olnud juhtumeid, kus pigem ja päris palju juhtumeid, kus inimesed kipuvad tegema rohkem, kui nad jõuavad ja neil ei ole sellist taastumisaega võib-olla. Et siis, mis teemadel ma coachin ongi selline elu tasakaal, et arutan läbi, mis tekitab inimesele elus stressi, mis nende peamised stressiallikad ja töö on enamasti stressiallikas, see on normaalne. Aga küsimus on, et kas on ka, kui palju on teisi asju, millega ta ennast maandab. Et kui palju on näiteks tal perega aega veeta, kui palju on tal hobide jaoks aega, kui keegi meile tööle tuleb, et ta kindlasti trenni teeks, et sellega ta maandab ennast. Sest ükskõik, alguses, kui keegi meile tööle tuleb, mõni saab hullu hasardi sellest, et hakkab paremini välja tulema ja kuna meil saavad inimesed ise valida enda tööpäevad, et siis mõni tahab ennast tööle panna, kunagi oli kõige rekord on meil 50 päeva jutti töötatud. Ja ma ei luba seda rohkem mitte kunagi, sellepärast, et ma näen, et sellel on oma hind, siis ta järgmised kuu aega ta ei suuda peaaegu midagi teha ja see ei ole seda väärt, et ma näen, et ma tahan, et üks inimene oleks meiega pikalt, et ta oleks positiivne, tiimile hea kaaslane ja kui ta on pärast läbi, siis mul ei ole taga mitte midagi peale hakata. Ehk siis uurin, kuidas tal on stressitasemega, et 1-10, kui palju ta seda kogeb, sellised hästi basic küsimused, mida ta teeb enda maandamiseks ja kui alguses inimene tööle tuleb ja siis tal on näiteks palju hobisi ja siis ta mingi hetk ütleb, ei, ma ei jõuagi neid praegu teha, et ma olen nii läbi, kui ma koju jõuan ja siis ma täiesti lihtsalt olen seal, vaatan telekat, et siis mõtlen, stop, et vaatan, et sa jõuaksid kindlasti ka neid asju teha, mis on sulle olulised, just et pikemas plaanis sa väga hästi vastu peaksid. Räägin toitumisest, sellistest baasasjadest, kuigi ma toitumist ise väga palju ei tea, aga just, et inimesele suunata tähelepanu sellele, et kuidas ta ennast tunneb, et kui ta sööb või kui ta ei söö või mida ta sööb, et jälle see energia, et kui palju tal on töösse panustada ja kui ta ütleb mulle, et ta on õhtuks täiesti läbi pärast tööd, okei, et siis ma küsin, et midagi järelikult on valesti, et kas ta teeb liiga pikalt võib-olla tööpäeva, kas ta ei söö vahepeal, on tal liiga palju tööpäevi järjest, et kuidagi, kuidas ta saab ennast paremini tasakaalustada, on tal liiga vähe asju, mis talle rõõmu toovad igapäevaselt. Et niimoodi see tasakaalustamine siis umbes käib ja mul on alguses nendega sellised kindlamad teemad, mis ma läbi käin, et just selline füüsiline baas oleks paigas, et uni, toitumine, trenn on ju, et arutame läbi ja pärast seda siis räägime ka sellistest võib-olla vaimsematest natukene teemadest, et õpetan neid mediteerima, et räägin sellest, miks see on oluline, kui keegi ütleb, et ta kogeb stressi. Ja seon need siis nende enda väärtustega ära, et kuhu nad tahavad jõuda ja siis proovime aru saada, et kuidas see nende teekonnale sobib.
ja mul on hästi lihtne teha seda nende inimestega, kes on minu juures olnud viimased 3-4 aastat, kes teavad, et ma coach in ja kui ma ütlesin, et mul on inimesi, kes on minuga 7 ja 10 aastat olnud, siis kusjuures ma näen, et mul on nendega natukene keerulisem seda teha, sest nad ei ole harjunud selle stiiliga ja nad on ka natukene vanemad. Ja nemad on harjunud mind pisut teise rolliga võtma, et osad võtsid hästi omaks selle, aga mõned inimesed nad ei ole nii kaasas sellega, et areneda ja nüüd ma näengi, et mul on meeskonnas natukene verevahetus toimumas. Et inimesed peavad olema valmis, muidugi kõikidega ei saa seda teha, aga praegu värbamisprotsessis ma ütlen neile, mis neid ees ootab. Et ei ole nii, et keegi on meil tööl ja siis kuule, nüüd hakkame coach ima sellel teemal. Et coach ida inimest, kes ei taha, et teda coach itakse, seda ei saa teha. Et see on kõige suurem viga. Ma jooksen nagu peaga vastu seina. Aga nüüd, kui keegi meile tuleb, siis ma seletan talle kogu protsessi ära, et ma hästi jälgin seda. Minul jaoks on hästi oluline, et sul on elu tasakaalus, et me hakkame siin samm-sammult minema. Ja kui meil on baasasjad paigas, et siis ma saan rääkida sinuga nendel teemadel, mida sina tahad, et vaatame, kus sa soovid välja jõuda ja sinu väärtustega ja sügavama kutseni ja kõigest sellest saame lähtuda. Ja üks Gallupi uuring on, mis mind väga-väga kõnetab, on see, et mis mõjutab inimeste produktiivsust tööl kõige-kõige rohkem. Ja see on sellisest raamatust nagu The Power of Full Engagement ja siis seal on inimeste kõige suuremaks produktiivsuse mõjutajaks on see, kuidas suhtleb nendega nende esmane ülemus või kui head suhted on nende töökaaslastega. Ja just, et kas nende otsene ülemus siis tunnustab neid, kas ta paneb neid tähele, kas ta kiidab neid või võib-olla ei anna üldse tagasisidet, on ju. Et ma kujutan ette, et Eestis on see selline, et kui ma annan tagasisidet, et siis on pigem see selline kriitika. Et eks sa tead, nagu vanast ajast on jäänud, et kui on hästi, on ju, küll sa tead, on ju, aga kui on nagu midagi halvasti, et siis ma tulen nagu ütlen. Ja siis inimesel jääb mulje nagu, wow, et järelikult ma teen kõik halvasti, see on ainuke tagasiside, mida ma teen, on ju. Ja ma kujutan ette, et kui sa korra võtad hetke endale ja mõtled selle peale, et võib-olla see on praeguses töökohas, mis sul on ja võib-olla on see mõnes kohas, kus sa oled varasemalt olnud, et on sul selline juht olnud, kes pigem ei anna sulle tagasisidet ja kui see tagasiside tuleb, et siis tuleb kriitikana, et kui ebamugav selles keskkonnas on, kui ebamugav on tegelikult tööle minna ja seal ei pea väga kaua vastu ja võib-olla ei ole seda indu hommikul lähen, davai, ma teen täiega. Versus see, et kui see ülemus tunnustab sind, on ju. Ja innustab sind arenema ja samamoodi, et tunnustab ka sind selle eest, innustab, et okei, et ma saan aru, et kui su kohta ei ole enam meie juures, et lenda edasi, et sul on tiivad pikemaks kasvanud, kui meie sulle pakkuda saame. Ja see on ka kindlasti viise, mis aitab, mis on hästi hea turundus selle koha pealt, et näiteks meie ei ole pidanud kunagi endale inimesi otsima, kõik tulevad ise. Meie praeguses meeskonnas me 13 aastat seda teinud, ma ei ole kunagi ühtegi töökuulutust teinud, et kõik on meile alati ise tulnud. Just soovituse peale, sest me kipume inimesi hoidma ja ma näen, et ma saan neid eriti niimoodi hoida, kui ma olen nende jaoks olemas ja lähtun sellest, et nad oleks tervenisti, holistilisemalt, õnnelikumad ja rahul. Ja ma näen, et see hästi töötab ka teistes ettevõtetes, kus ma olen käinud, kas koolitamas, workshop'e tegemas käinud, et just see, et inimesed oleksid rohkem tasakaalus kogu enda elus ja ei ole tööelu, vaid on ka eraelu ja meil on üks suur elu, mis tuleb tasakaalus hoida. Kuigi ma näen, et sellest ühekordsest workshopist võib-olla ei ole nii palju kasu, et see tekitab selle pirni ja paneb põlema, et ma lihtsalt loodan, et iga kord, kui ma kuskil mujal käin, et kas on olemas siis selline coach või keegi, kes siis jätkab selle teema või ülemus, on ju, et hoiab sellel asjal näppu pulsil, et kuidas inimesel läheb sellega, sest ikka ennast kipuma kõvasti rohkem alt vedama kui teisi, on ju. Kas meil on tulnud paar küsimust, et kas ma võin sulle ka lauale panna? Katja küsib, kui tihti teil coachingu sessioonid toimuvad, et kas see oligi see kord kuus, mis sa mainisid? Kord kuus, et alguses on natukene tihemini, et ma proovin 2 nädala tagant uue inimesega kokku saada, et just, et ta elaks sisse, ma saan aru, mis ta valupunktid on, et ta ei pea kõike ise nullist õppima. Ja mul on olnud selliseid momente, kus mul paari inimesega natukene ka rohkem olnud. Et nad on ise soovinud ja kui mul on ajalist ressurssi, siis ma olen saanud seda pakkuda 2 nädala tagant, et kas on mõni raskem periood elus või midagi sellist, et siis ma saan olla pisut paremini toeks. Vägev. No tõesti kihvt, aitäh. Ja Annika küsib ka, et kas on üldse mingi viis, kuidas läheneda neile, kes ei taha coachimist, sest päris kõrvale neid ju ka jätta ei taha. Ja no mina tegin niimoodi, et ma alguses ikkagi kuna ma teen kõikide inimestega seda, on ju, et siis ma sain kõikidega ikkagi kokku ja siis ma seletasin, mis see coaching on ja ma proovisin hästi
hästi neutraalne olla selles osas, et me võime rääkida ükskõik millest, on ju, aga samas, kuna mul olid endal mingisugused sellised tööriistad olemas, mida ma tahtsin neil nagunii õpetada natukene unest ja natukene võib-olla meditatsioonist, on ju, kohalolu praktikast, kuidas stressi maandada, et siis ma sain rääkida nendega nendel teemadel. Ja ma ütlesin, sa ei pea siit, võta siit midagi ainult, mis sind ennast kõnetab, on ju, aga ja samas mõtlesin mina, kui ma olen juht, et mina tahan töötada nende inimestega, kes ennast juhivad kõige paremini, ja kuna kõik ütlevad, et nad tahavad paremaid tulemusi, siis ma saan sellega ära siduda, et okei, et sa tahad paremaid tulemusi, super, et paremad tulemused siis kuidas, on ju, et kas natukene vähem aega, natukene rohkem nagu müüki päeva jooksul. Ja mis ma saan näiteks öelda, et alguses, kui ma olen coaching ut õppinud, siis kuigi me oleme 13 aastat seda teinud, siis iga aasta meil lähevad tulemused natukene paremaks, et me mõõdame seda palju me näiteks per inimene, per päev, müüme per tunnis ja iga aasta me suudame natukene veel paremaks timmida seda, mis on hästi lihtsalt. No see on ikka juba suur näitaja, et asi töötab väga hästi. Suur aitäh sulle, Kaisi. Me teiste osalejate või esinejate puhul ka jagame nende kontakte ja slaide. Sul slaide ei olnud, kas me sinu kontakti võime jagada? Palun, minu kontakti võib jagada kaisikask@gmail.com. Kui teil tekib mingeid küsimusi, võite julgelt mulle kirjutada, võite Facebooki kirjutada, et aitan nii palju, kui oskan, kuidas coaching ut rohkem integreerida, kus seda õppida. Et igal juhul, et suur aitäh teile kuulamast ja kihvti koolituspäeva teile edasi. Aitäh sulle, tore, et võtsid aja meie jaoks ja jagasid sellist teist nurka, et just kuidas siis ka coachivalt juhtida, nii et väga-väga põnev. Suur aitäh sulle ja siit on meil tegelikult nii hea edasi minna järgmise näitega, mis tuleb Rimist, kus on ka siis uued tööviisid, millest üks just ongi ka coachil juhtimine ja teine siis sinna juurde agiilsed põhimõtted ja kuidas see kõik siis coachinguga kokku üheks tervikuks on seotud. Brit Peterson ja Gerdi Tiits on siis meie kaks järgmist esinejat, mõlemad tulevad Rimist ja kordamööda korraga nad siis meiega oma lugu jagavad, nii et ekraan teile. Suur tänu, Tiina. Väga meeldis sissejuhatus. Kohe jagan oma ekraani ka. Nonii. Väga hästi. Näeme ilusti. Tõepoolest, mina olen Brit Peterson ja siis Learning Lead Rimis. Miks Learning Lead ja miks inglise keeles ta siin on praegu? Sellepärast, et eesti keeles me oleme ikka harjunud koolituseks, et koolitus tähendab arenemist, arengut, aga jah, et me oleme otsustanud ja võtnud selle suuna tõesti, et kui me räägime õppimisest, me räägime ikkagi laiemalt kui koolitusest ainult, et siis sellepärast ka see sõnakasutus. Ja Gerdi on ka meiega liitunud. Gerdi, saad tere öelda meie uute tööviiside coach. Tervist, tervist. Just, et anname teile siis lühikese ülevaate. Natukene taustast. Rimi siis jaekaubanduse ettevõttena toimetame 3 riigis, Eestis, Lätis, Leedus. Ja meid on siis kokku tegelikult umbes 12 000 töötajat. Ja kontoris on meid umbes 800, et need siis on nii Eestis, Lätis, Leedus kui meie Baltikumi funktsioonis siis olevad töötajad ja kauplusesse siis jääb üle 11 000 inimese. Ja kui me räägime juhtidest, siis kauplustes on umbes meil 1400 juhi ringis. Ja kui me räägime meie sisekliimast ja sellisest, kui Kärt ka küsis, et kuidas sobitub coachimine ettevõttesse, et siis see ongi see, et meie ema ettevõtte IKA eeskujul siis tegelikult meil tõesti on väga inimeste keskne samuti suhtumine ja soe selline teineteist toetav kultuur ja coachimine sealjuures on absoluutselt selline väga hästi sobituv tööriist ja tõepoolest et oleks ka meie, tähendab ka meie siis vaatena on tõesti inimeste jõustamine oluline ja meeskonna jõud siis samuti sealjuures. Nüüd, kui räägime siis lähemalt, et mis me nendest uutest tööviisidest, kui me räägime, mis me mõtleme selle all, siis kõigepealt kaupluse poole pealt räägime me siis tööviisidest, mis on kantud lean põhimõtetest
ja miks? Sellepärast, et me oleksime efektiivsemad selles mõttes, et jällegi see heaolu ka inimese mõistes, eks, et tegevused oleksid siis tehtud nii-öelda targemalt, raiskamist vähem ja mis see peamine idee siin ju tegelikult on see, et kliendikesksus, et oma tegevuste tegemisel me lähtume kliendist ja siis sellest, et vähendada raiskamist, vähemate sammudega teha rohkem, ütleme siis nii. Ja teine pool siis uued tööviisid kontoris. See siis tõesti baseerub agiilsetel põhimõtetel ja numbreid jagades siis ilmselt jäi teile kõrvu, et meid on päris palju, et meie kogemus siis näitab, et tõesti erinevaid projekte juhtides ja ka riikide vahel tõesti neid siis kooskõlastades võtab see omajagu aega, et agiilsusest lähtuvatel põhimõtetel töötades on meil võimalik siis teha ka otsuseid kiiremini, anda meeskondadele rohkem jõudu ja samuti siis kliendikesksus siin on vägagi oluline, ehk siis me teeme oma tegevusi ja samme ikkagi väärtusest lähtuvalt sellest kliendi kogemusest kantult. Ja mis siin veel võib-olla siis sissejuhatuseks öelda, et tõesti inimeste poole pealt, et oleme meiegi mõistnud, et see keskkond, kus sa ikkagi töötad ja inimesed, kellega sa töötad, et seal on vägagi suur jõud ja kuidas me teineteisesse suhtume ja milliseid meetodeid siis ka juhina kasutame, et see on oluline. Aga siit sõna siis Gerdile hetkel, jah? Ja tere uuesti minu poolt ka ja meil siin Britiga täna need loetud minutid siis kahe peale jagada, et kuidas meie agiilseid tööpõhimõtteid ja võtteid oma ettevõttes siis kasutusele olema võtnud. Ja nagu loete ka praegu ekraani pealt, siis ega siis organisatsioonid ei muutu, et ikka inimesed. Ja kõikide nende käitumismudelite, käitumisviiside muutmine ei toimu üleöö ja see võtab aega. Me oleme oma ettevõttes siis keskendunud selle 3 käitumisviisi muutmiseli ehk et läheme perfektsionistist rohkem katsetajate ja õppijate poole, anname rohkem jõudu siis nii-öelda meeskondadele, jah, just, ja et nad saavad ise otsustada, ise välja pakkuda, kuidas nad olukorda lahendaksid. Ja loomulikult see mina versus meie, et meeskonna eesmärk ikkagi on olulisem saavutada, et siis ka ettevõte oleks rõõmus. Ja see kultuuri muutmine käibki meil siis läbi väga erinevate tegevuste. Brit kindlasti räägib väga palju, võiks rääkida sellest, mis koolituse liinis on, aga mina täna saan rääkida ainult sellest, mida me oleme hakanud katsetama ja õppima Rimis eelmise aasta augustist. Ja nagu oli näha seal, et kontoris lähtume agiilsetest põhimõtetest. Ja just nimelt need põhimõtted ja väärtused on nii Lean meetodis kui agiilses ehk Scrum meetodis üsna sarnased. Me oleme võtnud endale seisukoha, et selline suur ilus sinine vihmavari, mis on kõiki erinevaid meetodeid siis ühendavad põhimõtted, väärtused ja Brit, ole armas, lüksa sealt edasi vaikselt ka, et nad on kõik ühe varju all ja ei ole ühtegi välja töötatud mudelit, mis meile täpselt sobib. Ja me teeme sellist isetegevust, et paneme siis igalt poolt endale sobivama kokku ja töötamegi välja uued tööviisid, mis meie organisatsioonis sobivad. Ja sealt tuleb siis nii see tehniline kompetents ehk et agiilsed töömudelid, kuidas siis kiiresti asju valmistada ja kliendiga suhelda, kui siis ka seesama meeskonna coaching ehk et kuidas siis meeskonda tervena hoida, et nad sellele kiirusele vastu peavad. Just. Ja
kui me nüüd läheme vahepeal natukene kaupluste poole peale, siis ma hea meelega tutvustan teile siis meie iLead programmi, mis on mõeldud siis kaupluse juhtmeeskondadele, et coaching tööriistana või siis need tegevused tõesti juhtide kaudu jõuavad siis meie töötajateni kauplustes ja seetõttu siis jah, me oleme loonud kaupluse juhtidele arenguprogrammi, kus siis ühe kompetentsina on tõesti töötajate jõustamine ja coaching. Ja te tõite välja ka, et sooviks õppimiskohtadest rohkem teada saada, siis tõesti coachinguga me tegime samamoodi arenguprogrammi, alustasime siis kaupluse juhtidest tegelikult juba ma nüüd ütlen 4 aastat tagasi, umbes 5 aastat tagasi ja olid sellised pikemad koolituskohtumiste programmid, aga me nägime, et see nii-öelda praktikasse panemine või see, ütleme, ainult programmis kokku saades õppides, no ta kippus kaduma nii-öelda seal töökohal või neid meetodeid, mis siis õpiti, natuke kasutati, aga võib-olla siis nad jäid natukene tahaplaanile mingi aja tagant, et siis jah, mõtlesime sellele, et kuidas nüüd läheneda õppimisele nõnda, et ta ikkagi jõuaks rohkem töökohale, ta jõuaks tõesti sinna praktikani, proovimiseni ja seetõttu siis ka see arenguprogramm sai loodud sellisena, nagu ta loodud on, mida ma siis kohe näitan, et tõesti meil on oma emaettevõttelt IKAT siis juhtimismudel, mida me jälgime. Ja siin suhete loomise ja hoidmise alas on siis tõepoolest ka töötajate jõustamine ja coaching, mis siis programmis on löödud nii-öelda lahti või programmi loodes oleme siis mõelnud 70-20-10 mudelile, mis tähendab siis tõepoolest seda, et üks osa on siis iseseisev õppimine või läbi kohtumiste õppimine, teine osa 20% siis läbi kolleegide õppimise, siin on siis ka tagasiside, mentorlus, otsese juhiga kohtumised, eks, ja 70% siis läbi kogemuse ja läbi töökoha õppimise. Ja mulle hästi meeldib see mõte ka, või näide siis korvpallist, et me võime teha ühte asja läbi mitmeid kordi, aga kui me ei reflekteeri või ei analüüsi, mida me siis tegime, siis tegelikult ei muutu ju ka see tulemus, et ma võin seda korvpalli visata sinna korvi poole 100 korda, aga kui ma ei mõtle, et kuidas nüüd või mis selle tegevuse käigus juhtus või mis sellest õppida, et kas ma nüüd natuke peaks nihutama vasakule või paremale, et siis ei saa ka midagi muutuda. Ehk siis see proovi, analüüsi ja õpi on siis meie õppimise mudeli juures siis üks võtmeosa, et tõesti midagi saaks ka meie tegevustes muutuda. Ja tegevused programmis siis me vaatame siis ühte kompetentsi 4-kuulise tsüklina ja ta koosneb siis täpselt nendest põhimõtetest ehk siis sellest õppimise arengumudelist, kus on meil olemas e-kursus, saab ise endale luua siis ka rohkem süvitsi plaani või natukene seda teekonda enda jaoks siis täpsustada. Siis on meil seal õpiamsud, mida siis töökohal rakendada, iga 2 nädala tagant tuleb siis ülesanne ja tegevus, mida saab siis kohe testida, katsetada, järgmisel korral reflekteerida. Foorumite koolitused ehk siis kokkusaamised, jagamised, ekspertidelt nõu saamine ja kohtumised ja omakorda coaching siis ja siin otsesed juhid on kaasatud järjepidevalt siis toetamaks ja teistpidi siis ka oleme siis võtnud eesmärgi õppida koos õpikaaslasega ehk siis, et oleks veel parem seda refleksiooni või tagasisidestamist teha, et see on nii tore, ma ükskord tõlkisin siis jah, sellist mõistet nagu jah, aruandluskohustus jah, et kõlab kummaliselt, aga nii ta on, et kui sa kellelegi juba lubad nii-öelda tagasisidet anda, see on nagu jooksma minemisegagi, et kellegiga koos õppida on palju lihtsam, kui seda üksi teha, et seetõttu siis jah, nõnda, aga jah, et just õppimise poole pealt oleks tervik loodud ja järjepidev tegevus siis antud teema puhul kantud. Nii palju siis kauplustest ja jah, siin programmis siis meil tõesti on liidetud kaupluse juhatajad, teenindus- ja müügijuhid ehk siis otsesed kauplustel. Aga mis kontori pool toimub, saab Kerti paari sõnaga avada?
Ja, et nii nagu ma algselt mainisin, siis alustasime me seda teekonda augustis ja meil on nii-öelda sellised grupp, 100-inimeseline grupp, keda me nimetame frontrunneriteks. Ehk et kõik need võimalikud ämbrid me proovime siis isekeskis ära kolistada. Et kui ülejäänud ettevõte siis ka liitub, et oleks juba oma õpikohad olemas ja kui Brit enne andis numbrilisi ülevaateid, siis me räägime umbes 800 inimesest ja täna siis, eks oleks 100 on alustanud juba seda teekonda, õpivad ja parendavad ja mõtleme koos. Ja nüüd ongi nii, et mis rolli siis coach meie organisatsioonis mängib. Et üks, mis oli kindel algusest, kui me selle rolli lauale panime, et me ei ole kindlasti personaalsed nii-öelda life coach'id. Et meil ei ole nii palju ressurssi, et aidata inimesel siis oma eraviisiliste probleemidega toime tulla. Ja ongi kummaline, et kuidas sa siis tõlgid wow coach, me niimoodi ütlemegi wow coach, ehk ta on uute tööviiside coach ja siin on koos 2 rolli, et ma nüüd pean vabandama, ma ei tea meie auditooriumit, et kui palju keegi on just agiilsete tööriistadega kursis, aga lihtsalt ääremärkusena, et me kasutame sprint ja Kanban meetodit ja seal on teatud siis niinimetatud tseremooniad, mis tähendavad kohtumisi, kuidas siis seda tööprotsessi liigutada ja tulemust tuua. Nii ehk, et tehniliselt nimetatakse neid inimesi, kes toetavad sellist agiilset tööriistade kasutamist Scrum Masteriteks. Ja teiselt poolt on siis olemas see meeskonna coach, kes hoolitseb meeskonna tervise eest. Ja meie organisatsioonis ongi need 2 rolli kokku pandud. Ei ole olemas turul sellist inimest, kes juba teab ja oskab, nii et meil on ettevõttes 4 coach'i üle Baltikumi. Täna siis sellele 100 inimesele, mis siis koosneb meil 14 meeskonnast, mis siis kokku on siis 14 meeskonda ja meid tuleb juurde uue aasta algusest ja vaatame, kuidas me siis hakkama saame. Aga jah, et täna meie organisatsioonis coach'i roll on siis olla Scrum Master, et tehniliselt kuidas kasutada, kuidas luua backlogi, kuidas kasutada Jirat ja kuidas teha siis reflektsiooni, nagu Brit sa ütlesid. Me kutsume seda retrospektiiviks. Nii et ja teiselt poolt, kuidas sul läheb, kuidas sa vastu pead ja läbi küsimuste küsimise aidata meeskondadel lahendusi leida. Ehk et see on niimoodi väga linnulennult siis see meie roll täna coach'idena. Nii, aga olles väga teadlik ajast, siis mul on arusaam, et meil väga palju enam seda aega jutustamiseks ei ole. Et Brit, kas midagi sa tahad omalt poolt lisada või olen mina lubanud sulle, et ma midagi räägin ja ei ole jõudnud öelda? Aga vaatame, mis küsimused meile tulnud on. Chatis praegu veel ei paista ühtegi, nii et nüüd on see koht, kus siis, kellel on küsimus, saab panna julgelt mikrofoni sisse ja küsida, et tõesti siin on, eks ole, nii-öelda 2 eksperti ühes, ehk siis, et me saame mõlema nurga alt küsida ja ka selline 2 konteksti natukene ühes, eks ju, et me saame nii sellise eesliini töötaja konteksti kui siis tegelikult, eks ole, ka selline back office meeskond, et minu jaoks küll väga põnev näide, väga mitmetasandiline. Nii et julgelt, kellel on küsimus või kommentaar, siis saate kohe oma mikrofoni sisse panna ja meilt siis kõva häälega kohe küsida, mis teil mõttes on. Jah, ma mõtlesin, et ma võib-olla natuke jagan veel Kaisi välja toodud mõttele juurde, et kui me räägime sellest terviklikust heaolust ja tasakaalust, siis töö ja eraelu kontekstis, siis see on meil ka tegelikult fookuse all grupis täiesti, et selline tempo ja inimeste
tahe teha palju, aga just see, et kuidas selle kestvusega siis on, et selline tasakaal oleks loodud, et see on tegelikult üks teema, mida me siis vaatame ka eraldi ja seal on tegevused siis plaanitud ja toimimas eraldi ja muidugi otsese juhi tugi ja selline üks-ühele vestlused ka meil toimivad päris hästi, ja siinkohal kauplustes nüüd ongi siis see väga hea variant tööriistana nüüd ka selle programmi raames siis meetodeid ja neid tegevusi siis endast täiendada ja tuua ta siis töötajateni ka, et tuge pakkuda. Nii, Triin uurib ka, et mainisite, et kasutate digitaalset keskkonda. Mida täpsemalt? Meie toimetame Teamsis, Microsoft Teamsis ja me teeme kõik need meeskonnakohtumised virtuaalselt Teamsi vahendusel ja kasutame hästi, ütleme selleks mõttetormlemisteks kasutame sellist keskkonda nagu Mural, whiteboardi kasutame tänapäeval järjest vähem, ehk et postitid seinale 2 minutit individuaalset tööd ja ma peaks ütlema, me oleme päris head juba teineteise kaasamises ja kaamerate avamisega, nii et väga lahe, soovitan siiralt kasutada virtuaalseid võimalusi, tehnilisi vahendeid. Ja õppimise poole pealt, kui veel rääkida, siis tõesti Office 365 võimekusi me kasutame ja lisaks Teamsile on meil siis SharePoint, mis on kasutusel ja me olemegi siis ka iLead programmile teinud oma nii-öelda siis selle, tahaks kohe inglise keeles landing page'i teinud, et siis sellise veebilehe, kus on koondatud siis informatsioon, et tõesti, mis ma pean tegema, mis on need täpsed sammud, mida astuda. Seal on siis ka see e-kursus ja muu informatsioon, mida siis vaja on. Väga vahva, ma panin lihtsalt märkmetena need siia chati kirja, et kui kuskil mingi error sisse tuli, siis kirjutage korrektselt, aga et lihtsalt tavaliselt ikka neid küsimusi tuleb, et oota, mis see asi oli, mis te mainisite, et kuna mulle ka Mural on tuttav, siis panin kiirelt kirja. Nii, ja üks küsimus veel Annikalt, et see wow coaching on alles õppimise perioodis, eks ole, kas saame õigesti aru ja kui kaua hinnanguliselt see õpiaeg kestab, ehk siis millal teised töötajad saavad teekonda läbima hakata? Ja ma olen tohutult õnnelikus olukorras. Ütlen, et mul on endal 20-aastane personalitöötaja kogemus personalijuhina ja spetsialistina, ehk et ma tean, mida see inimese arendamine tegelikult endast kätkeb. Ja ma olen selles mõttes väga õnnelikus olukorras, et mulle pakuti rolli, mida ei olnud veel olemas. Ehk et sa hakkad kujundama. Ma ei tea, kaua see teekond kestab, aga ma loodan, et see kestab aastaid. Ehk et see ei saa nagu lõpuni valmis ja sa muutud, sina ise muutud, ehk mina ise muutun, see roll muutub vastavalt organisatsiooni vajadustele. Ehk me täna oleme me kaardistasime, eks ole, augustis, enda arvates väga vajalikud 3 taset meie ettevõttes coach'ile. Ja täna, kui me seda vaatame, siis me mõtleme, et päriselt, et on juba tänaseks muutunud see arusaam, mida meie organisatsioon vajab ja mida me tegelikult isegi coach'idena vaatame, et mida võiks pakkuda. Nii et see ei ole nii, et ma lähen kooli 3 aastat ja valmis. Et ma siiralt loodan, et see kestab veel kaua ja seda arenemist on. Vägev, aitäh! Kaile küsib veel ka, et natuke täpsemat infot programmi ülesehituse kohta, aga ma jätaksin selle küsimuse Kaile sinu enda vastutuseks nüüd, et võtta ühendust Kerri ja Britiga, kelle kontaktid me siis saadame ka peale klubi ja kes on samamoodi valmis olnud jagama, nõus mõtteid veel täpsemalt avama nende teemade kohta. Nii et kindlasti Kaile võta ühendust ja küsi seda täpsemat ülesehitust, et Kerdi ja Brit kindlasti siis selles mastaabis, kus neil see võimalik on, jagavad siis sinuga. Mandaat. Vinge, aga suur aitäh, Brit ja Kerdi, aitäh kõigile ka, kes küsisid. Ma tean, et teil on nüüd ka kiire järgmine kohtumine juba kas alanud või algamas, nii et aitäh teile selle aja ja oma mõtete jagamise eest. Ja suur tänu. Aitäh, edu teile. Suur tänu.
kõigile, kes küsisid, kommenteerisid, väga mõnus ja tõesti, kellel mis hinge peale jäi, siis saate veel tagantjärele kõik need esinejate kontaktid ka, nii et nendega siis veel neid küsimusi, mida võib-olla avalikult ei julenud küsida või veel ei olnud mõte küps, siis saate veel täpsustada. Ja nüüd on meil see hetk käes, kus me saame võtta kogu selle teadmise, kõik need põnevad ideed, mõtted, näited, kogemuslood, mida meiega siin jagati ja proovida natukene panna midagi ka praktikasse. Ehk siis, et kui me siiamaani oleme olnud tõesti selle passiivse kuulaja rollis, siis nüüd on see hetk, kus me saame korraks hakata vaatama paari sellist case study't, väikest ülesannet ja mõtlema nii, kui nüüd võtta kõik see kogemus, kõik see, mis me oleme siit kätte saanud juba, kuidas me nüüd niimoodi coachivalt sellele olukorrale läheneksime. Ja me võtame selle jaoks 10 minutit, teeme siis kiire kokkuvõtte, nii et ei midagi pikka ja keerukat, aga selleks, et tõesti sellest õppimisest nüüd maksimum kätte saada, mina, eks ole, see selline arenguentusiast, et mitte öelda sõltlane, tunnen hästi palju huvi selle vastu, eks ju ka, et kuidas meie ajud töötavad, kuidas tegelikult õppimine toimib, siis selleks, et seda kätte saada nüüd kõige rohkem seda sisu, tuleb see panna enda jaoks ka tööle. Ja selle jaoks, et seda tööle panne, anname teile ühe koha, ehk siis kui siin mainiti just Muralit, siis järgmine variant on kasutada Padletit, mida mõnes pareklubis me juba oleme ka varem katsetanud, nii et on tuttav koht. Saate sinna minna. Ja me jagame teid kohe ka väiksematesse gruppidesse, kus te siis saate omavahel arutada, võtta ette need mõned sellised case study'd ja lihtsalt tõesti 10 minutiga vaadata, kas ja kus ja kuidas nüüd siin saaks coachingut kasutada, kui minu ettevõttes või minu meeskonnas oleks selline olukord. Nii et kujutlete ette selline case, kuidas me hakkame coachivalt seda lahendama. Ja täpselt nii hästi, kui nüüd selle infoga, mis te täna saite, mis teil varasemast on olemas ja võib-olla mõne koha pealt ütlete, et siin ei saa coachinguga mitte midagi teha, sest et see on hoopis teine case, et kas see on väga okei. Ehk siis, olge head, võtke siit kas siis nüüd see Bitly aadress või kui te isegi tahate oma seadmes minna, siis minu taustapildiks on QR kood, kui teil on telefonis olemas või tahvlis võimalus seda QR koodi lugeda, viib teid täpselt samasse kohta, kuhu see Bitly aadress. Klikake sinna, jõuate Padletisse ja Padletis on kirjas siis need konkreetsed küsimused. Ja kohe Tanel avab ka breakout ruumid, jagame teid lihtsalt breakout ruumidesse, tõesti 10 minutit, ei rohkem, kui tundub, et saab varem juba kõik mõtted jagatud, tulge suurde ruumi tagasi, teeme siis väikse kokkuvõtte ja tõmbame täna selle joone alla ja lähme laiali. Aga selleks, et nüüd sellest õppimisest tõesti maksimumi võtta, siis kas see Bitly aadress või see QR kood, mõlemad viivad teid siis Padletisse, kus on üleval siis kirjas teatud olukorrad ja sinna alla, kui siis klikata plussile, saate oma tiimis siis hakata kirja panema sinna samma Padletisse, kuidas te nüüd coachivalt hakkaksite neid olukordi lahendama. Nii, tere tulemast tagasi, kes juba jõudsid klikata ennast siia ruumi, paar sekundit veel või paarkümmend on nii-öelda aega ühineda, nii et mõnedki tiimid on veel viimaseid mõtteid kirja panemas, nii et kellel Padlet on lahti, siis saab veel enda mõtteid isiklikult sinna lisada, aga muidu siis ootame veel seltskonna ära ja kohe siis teeme sellise mõnusa kokkuvõtte siit ka. Me ei pannudki praegu sinna Padletisse kirja, me nüüd arutasime ainult, aga me ei ole kunagi kasutanud, et kas see jääb kõigile nähtavaks või ainult meile või? Ja, seal ta jääb siis, et kui plussiga panna, siis saabki nagu kõigile ülevaade. Okei, nüüd ma näen teist omi. Aga sa saad ka julgelt lihtsalt siis sõna võtta ja täiendada ja lisada, kui me selle teema parasjagu näiteks võtame. Nii, aga mulle tundub, et meil on nüüd töögrupid läbi ja saamegi teha väikse kokkuvõtte. Ehk siis ma ise vaatan siit jooksvalt seda Padletit ja teie siis saate täiendada veel oma häälega niimoodi oma mõtted sinna juurde ja saame siis mõnusasti vaadata, kuidas me siis coachivalt nende teemadega võiksime edasi minna, kui tõesti sellised olukorrad peaksid tekkima. Ehk siis mida teha, kui kolleeg paistab olevat läbi põlemas? Alustuseks kohe näiteks pakutud küsimus, et kuidas sa täna ennast tunned 10 punkti skaalal, ehk siis samamoodi skaalat kasutada, nagu Mari näiteks meile alguses tutvustada.
ja siis see tore kaheosaline küsimus, et kuidas sul läheb? No, mida me kõik teame, eks ole, kui lihtne on sellele vastata, et jah, okei, hästi, jah, normaalne, keskmiselt. Aga et siis see täiendav küsimus sinna juurde, et kuidas sul tegelikult läheb, ehk siis, et veel natukene sügavamale minna. Siis veel näiteks, et ma näen, et su käitumine on muutunud, kuidas sa ennast tunned, ehk siis, et ära linkida, et ma küsingi võib-olla sinu käest ka sellepärast, et mina näen muutust, et mõnikord inimene ise võib-olla ei märkagi, et ta teab, et tal on kodus mingi mure, aga ta arvab, et ta tööl üldse võib-olla ei näita seda välja, aga meie kõrvalt oleme hakanud märkama ja saame siis läbi selle välja tuua. Või siis veel täpsemalt, et olen märganud, et oled viimasel ajal muutunud ja kuidas siis saada inimene rääkima, et me ise saaksime aru nendest põhjustest. Ja veel üks 10 palli skaala, ehk siis kui stressis sa ennast 10 palli skaalal tunned, ka väga hea selline skaalalahendus. Või siis minna ikkagi lahtiste küsimustega, näiteks millega sa praegu tegeled, kuidas läheb ja sealt siis saab arendada neid erinevaid küsimusi edasi, näiteks kuidas sa ennast aidata saad, vestluse käigus peegeldamine, ehk siis tõesti sellised mõnusad coachingu tööriistad. Väga kihvt. Nii, aga mida siis teha, kui meeskonnaliige töötab? Veel enne, kas keegi tahab täiendada, kommenteerida veel selle sama, et mida teha, kui kolleeg paistab olevat läbi põlemas? Lubasin ju anda teile võimaluse. Ma arvan, et siin ikka päris palju juba kirjas, et siit juba saab juba alustada küll, ma arvan, jah. Väga mõnus. No nii, aitäh, Joole. Näed, tuleb ikka kohe alguses sõna võtta, siis eks ole, oled lõpus ka aktiivsem. Väga vinge. Aitäh, Joole, tõesti. Nii, aga siis meeskonnaliige töötab aktiivselt ühiselt seatud eesmärkidele vastu. Kui peaks juhtuma selline olukord, kuidas siis coachivalt jätkata? Näiteks küsimused. Olen märganud, et sa ei ole päriselt kaasas. Mis sinu lahendus või eesmärk meie ühises koostöös on? Kuidas sina saaksid meie koostöös eesmärkide saavutamises kaasa aidata? Ehk siis võib ju tõesti olla, et inimene ei tunne, et töötab aktiivselt vastu, aga ta ei ole mõtestanud lahti seda, kuidas tema saab panustada, nii et see aitaks seda mõtestamist siis teha, eks ju. Näiteks üks-ühel vestlusel rääkida, mulle tundub, et sa ei ole meie kokku lepitud eesmärkidega nõus. Mis sind segab? Ehk siis jälle aidata tal välja tuua, mis on see, mis teda võib-olla siis tagasi hoiab. Või olen märganud, et koostöö ei toimi endiselt. Kas tooksid välja, mis on sinu jaoks olnud põhjused? Millega tegeleb, millised on eesmärgid, milline on tema roll eesmärkide täitmisel ja ka see, et kuidas ta saab aru eesmärgist ja vajadusel ka öelda otse välja, et ta töötab vastu või et meile tõesti paistab nii, et töötab vastu. Sest et see on ka tegelikult hea hetk, eks ole, kus kõigepealt iseenda tunnetust peegeldada, et kas ainult mulle üksinda tundub, et ta töötab vastu või tundub ka teistele. Et kui tundub ainult mulle, siis võib-olla on hoopis minu arusaam eesmärgist teistsugune kui mu meeskonna oma näiteks. Nii et ka see on hea koht, kust pihta hakata. Aga tore. Siis vaatame veel need viimased 2. Ehk siis alustav juht soovib oma meeskonda hästi koos toimima saada. Siis näiteks kohe, et mis on sinu panus eesmärgi saavutamiseks. Väga hea, eks siis jälle see, eks ole, et need ressursid on meis endas olemas. Aitame inimesel nad sealt välja kaevata. Või mis on tähtis meeskonna eesmärgi saavutamiseks sinu jaoks? Ja jälle, mis on sinu enda eesmärgid, mida soovid saavutada? Juhi koolitamine, toetamine, koos juhiga strateegia paikapanemine, üks-ühele team building ja muu selline. Võta aega arutamiseks, tee selgeks eesmärk, mida juht soovib saavutada. Sõnasta see ja siis Grow mudeli alusel enne tegevuskava kokkuleppimist tegeleda. Vägev, juba Grow mudel tuleb ka sisse, seda kindlasti tasub siis veel edasi uurida, kes ei ole kokku puutunud. Ja alustaval juhil võikski olla oma coach või mentor, et aidata siis koos läbi mõelda, et milline on üldse hästi toimiv meeskond, millised on tõrked meeskonna toimimises, kus vajab tuge ja lasta siis kõik see ise sõnastada. Nii et väga-väga vahvalt järgmised sammud juba silmes. Ja viimane punkt siis kohe siis saate veel vajadusel või soovi korral täiendada enda mõtteid siia juurde. Ehk siis mida teha, kui kolleeg ei täida ülesandeid õigeaegselt, siis näiteks sõnastada nii, et olen märganud, et sinu eesmärgid on jäänud venima, kuidas sa saaksid need ülesanded õigeks ajaks täidetud, kuidas mina saaksin sind aidata. Või siis koos protsesside ülevaatamine, mida on võimalik mõjutada, mis sõltub kellestki teisest ja mis sinust endast ja mida see omakorda mõjutab. Ja kas töötajal on äkki mingi mure, kuidas mina saan talle toeks olla sellega? Küsida lihtsalt, kuidas ma saan sind aidata.
või kuidas läheb, mis sul laual on parasjagu, mis on olnud takistuseks ja kuidas me seda takistust muuta saaksime, seda olukorda muuta saaksime. Nii et väga head sammud juba, millega minema hakata. Kas keegi tahab siin veel mõne sammu välja tuua, midagi lisada, kuidagi täiendada? Aga vahva, ma jätan selle Padleti mõneks ajaks lahti, nii et kui te soovite, te võite endale teha koopiad sellest. Me ilmselt teeme ka väikese kokkuvõtte ja saadame siis pärast koos slaididega, nii et saate selle sisendi kätte, et tõesti siit juba mõned sammud, mida kohe siis kasutama hakata. Aga ma korraks veel enne, kui ma lasen teil veel viimased oma küsimused küsida ja kommentaarid jagada. Kuidas teile tundus nüüd see moment, kus te saite läbi teha, nii nagu päris alguses, eks ole, Mari tegi ühe väikese sellise coachingu sessiooni läbi koos Joolega, te saite seda kõrvalt vaadata, siis te saite osaleda kuulates, eks ole, saades sisendit ja nüüd viimasena te saite natukene ise analüüsida, võtta kõik see kogemus, võtta kõik see teadmine ja panna praktikasse. Et kuidas see lõpusamm teile tundus? Kas see praktikasse panemine tegelikult aitas seda teadmist ka kuidagi tugevdada või juba avastada, kui palju teadmist teil juba varem enda sees oli, mis coachingut puudutab? Joola arvab, et aitas. Kuidas teistele tundub? Mina arvan ka, et kindlasti aitas, aga see kogemuse jagamine minu arust oli ka üks parimaid selline näide, et mille põhjal juba praegu oskasime nagu neid küsimusi ka küsida. Ja täpselt, et nagu Kaire ka, eks ole, alguses ütles seda Joole coachingut vaadates ainult, et vau, kui palju meist tegelikult on sees juba ressurssi, mida võib-olla enne üldse ei ole nagu osanud mõelda. Ja aitäh Annika ja Kaire ka, et jagasite chatis oma mõtteid. Aga tore, siis viimane võimalus küsida, täpsustada, kommenteerida, kuidas teile tänane päev tundus, mis te siit saite, mida kaasa võtate, kas millegi kohta tahaks veel küsida? Oleme selle jaoks olemas. Aitäh, Merilin. Just see, et teadmine on meie sees tegelikult olemas. Meis on nii palju teadmist ja kogemust, et teinekord on tõesti nii hea, kui ongi selline, kas siis tänane üritus või tõesti see coaching olukord, kus sa leiad enda seest need teadmised. Võib-olla üks küsimus Marile, et sul oli hästi selline mänguline näide, et kas see on ka see, et kõikidele võib-olla ei sobi see, et kas siis on see, et okei, et sulle võib-olla selline mänguasjade valimine ei sobi, et teeme midagi muud. No, absoluutselt. Ja et neid meetodeid on hästi palju ja väga tihti ongi coachingu sessioonid need, kus tegelikult ei kasutagi mingit abivahendit, vaid et lihtsalt inimene räägib ja väga tihti on ka coachingu sessioon see, kus mina ütlen võib-olla 3 lauset, aga ta räägib tunni. Et jah, seal on hästi palju erinevaid võimalusi. Ja nagu sa ütlesid, et osadele ei sobi, et alati ongi coachil on õigus öelda, et talle ei meeldi see või talle ei sobi, et ta ei taha, siis see on väga hea, et kui ta ütleb. Ja, et vahel on nagu täheld, et tehakse sellised veel rollimänge, mis on nagu, et igaüks ei oska sellesse rolli nii väga hästi sisse minna, et siis on ka ikka muid väga lihtsamaid meetodeid lihtsalt rääkida, eks ole. Vinge. Nii et jah, see, mis meis endist sees on ju ka unikaalne, et jah, me saime siit täna palju inspiratsiooni, et vau, kui palju teadmist ja kogemust ja infot meis juba on, aga teistpidi on väga palju sellest ka unikaalne, et tõesti, et kellele sobib üks lähenemine ei tingimata sobi teisele ja Kaire toob ka välja, et Signe Vesso coachingu kaardid on väga head kasutada, et ka selline mõnus tööriistakast tegelikult juba olemas. Vinge, aitäh kõigile, kes ka siin chatis oma mõtteid ja avastusi jagasid. Meie saadame varsti välja siis ka väikese tagasiside küsimustiku, et saaksite veel täpsemalt siis väljendada, mis teile meeldis, mis sobis, mis ei ja kindlasti siis peagi ka slaidid ja osalejate kontaktid ja siin mõned veel täpsustused siis siia juurde ja ka väike Padleti ülevaade nendest mõnusatest sammudest, mida te juba ise täna oskate astuda, sest et leidsite ise enda sees juba selle teadmise üles. Nii et suur aitäh teile kõigile, meie poolt siis Pare klubi ja meeskonna poolt ka aitäh, et olite kaasas. Aitäh, et seda teemat nii oluliseks peate ja olete valmis ka ise astuma neid samme, et Eesti juhtimiskultuuri paremaks muuta, sest et Pare jaoks on see südameasi
ja ma usun, et kõik, kes te siin täna olete olnud, aitate sedasama nii-öelda lippu kõrgel kanda ja üheskoos teeme tõesti selle Eesti juhtimiskultuuri paremaks. On ju nii? Aitäh teile, olge mõnusad, ilusat päeva, coach'ige ja leidke enda sees seda teadmist ja kogemust.